Jah, meil on praeguseks hetkeks videoloengutest üks üleval, see, mis eelmine kord tegime ja kõik, mis nüüd veel tulevad, lähevad ka ülesse. Et kui te nüüd lähete, vaatate, ma siis korra näitan ka, et kui te lähete, vaatate, siin on mul ettevõtlusõppe videod. Ma panin siia küll kokku nüüd kõik need videod, mis olid mul ka ennem, aga minu oma see esimene oli siis ettevõtte ja ettevõtja. Ja täna tuleb siia siis ka üks juurde ja niimoodi siis kuni lõpuni, eks ole. Nii et kõige saab järele vaadata. Nad muidugi ei ole nii professionaalsed videod, sest ma ei hakka neid vahepeal töötlema, et kõik see meie jutt ja need pausid on sees, aga ei ole olnud. Saate edasi kirida ja kõik toimib, eks ole. Hea küll. Nüüd, mis täna teemaks on? Täna on teemaks äriidee ja ärimudel. Ma vaatan meie ajagraafikut siis 15. aprill. Ehk siis see on. Ja järgmise nädala keskpaigaks panin ma teile tähtaja äriideede üleslaadimiseks. Nii et tegelikult on teil veel aega sellega tegeleda, aga ma räägin teile siis nüüd sellest äridest laiemalt, et kes nüüd on juba pannud, ei ole hullu. Te võite veel teha parandusi, kui te tänase loengu põhjal nüüd midagi saate sellist teada, mida te ennem ei arvestanud. Need, kes ei ole pannud, nemad saavad siis siit malli. Aga sellest ei hullu midagi, sellepärast et küsimus ei ole selles, et ma nüüd hindaks teie äriideid kuidagi selles võtmes, et nad on valesti kirjutatud või nad ei ole täpselt mingisuguse loogikaga kooskõlas. See ei ole praegu küsimus. Me ikkagi püüame nagu õppida selle loengu käigus seda, et kui ütleme, et on tekkinud siis moment, et inimesel on mõte, et minust peaks või ma võiksin hakata tegutsema ettevõtjana, et mis on siis või millised peaksid olema need sammud ja millele ma peaksin tähelepanu pöörama, kui mul on mingi mõte, mingi idee ja ma hakkan seda ideed siis genereerima. Et see on see asja teema. Ja seetõttu, ütleme, et ongi hea, et kui te nüüd praegu olete mingi mõtte peale tulnud, siis see minu jutt pigem siis täiendab ja võib-olla siis täpsustab ja võib-olla annab teile siis ka veel mingit sükest mõtteid ja ideid juurde, et kui me ikkagi taas räägime nagu päris elust, et kuidas siis päris elus see idee genereerima ette näeb. Aga hakkame siis sellest pihta, et kõigepealt meie nii-öelda tavaline elu näeb niimoodi välja, eks ole, et kõigepealt, kui räägitakse üldse ettevõtte loomisest, järgme räägiks nagu juriidilisest vaatenurgast. Et räägime siis nii-öelda sisulisest poolest, siis on esimene küsimus alati selline, et kumb peaks olema nagu tähtsam ettevõtja jaoks. Kas tähtsam on see minu äriidee või hoopis tuleks olulisemal määral tähelepanu pöörata selle idee teostusele ja elluviimisele? Mis teie arvate? Mõlemad on ikka selles mõttes väga tähtsad, aga kindlasti tuleb hea meeles pidada, et ma täpselt ei mäleta, kuidas tsitaat oli, aga et idee pole toode, toode pole tootmine ja tootmine pole müük. Nii, ehk siis kui sa nüüd oma keerulise filosoofilise mõtte lihtsas keeles vastad, et kumb siis sinu arvates peaks olema tähtsam? Et mõlemad peab muidugi meeles pidama väga, et see mõttes tark ärimees halba ideed teostama ei hakka, kui ta seda teeb seda kindlasti osavalt, et ma arvan, pigem siis teostus võib olla. Ja tegelikult on sul õigus, et ütleme, mitte see ei ole jälle nagu õpiku või mingi teaduse tarkus, aga praktiline soovitus ütleb seda, et tegelikult idee võib olla kui tahes äge, on ju, ja kui tahes eriline, aga ja inimestel ilmselt tuleb, ma ei ole mõõt seda, tuleb iga sekund tuleb hulga ideid tuleb pähe, aga kui see jääb ainult mõttesse, sahtlisse või kui seda teostatakse kehvemal viisil kui sinu konkurendid, siis tegelikult ei ole sellel ideel iseenesest mitte mingit väärtust.
et väärtus on ta küll, aga väärtuseks muutub ta siis, kui see on oskuslikult teostatud. Aga püüame mõista, mis asi on üldse äriidee. Kuidas teie saate aru, mis asi on äriidee? Ja. Keegi hakkas ütlema midagi. Ma jätkaks filosoofiliselt äkki. No, et kui me jätame kasumi korra kõrvale, siis tegelikult äriidee kui selline peidab endas ju mingisuguse struktuuri loomist. Algus, keskpaas, lõpp. Kui inimene hakkab seda äriideed looma, ta peab selle kogu protsessi läbi mõtlema. Mõttes siis struktuuri loomine on ärimudel osalt. Millise struktuuri või mille loomine siis? Kui me räägime äriideest, siis ta on teoreetilise, selle toote või teenuse teoreetilise struktuuri loomine. Okei. Nii, väga hea. Kas on veel mõtteid? Kuidas võiks defineerida, mis asi on äriidee? Kui keegi räägib, või keegi ütleb, et näiteks, et ma ei tea, Facebook on jube äge äriidee või et Bolt on väga geniaalne äriidee. Kuidas me siis aru saame? Mis asi seal siis see geniaalne on? Äkki see nagu esialgne idee ja see, kuidas seda ellu viidi? Just täpselt, eks ole, ikkagi me jõuame selle elluviimise juurde. On niimoodi, on ju? Nii, mis keegi veel tahtis öelda? Kuuleme. Nii, siit tuli Anna-Liisal suhteliselt nagu hea vastus. Idee, mis lahendab mingi probleemi, eks ole. Kas see on see midagi, mida palju inimesed vajada? Ja täpselt õige. Ja eks ole, tegelikult on mõnest õige. Et idee iseenesest see on nagu see, ma tahan teile öelda sellist asja, et äriidee kui selline ta ei ole tegelikult oma olemuselt õige mõiste sellele, mida me tegelikult sisuliselt saame aru äriidee all. Et hakkame sellest pihta, et kui ettevõtja loob ettevõtte, siis me oleme majanduses teame, et selleks, et üldse nagu ettevõtet luua ja seda edukalt toimetada, me peame leidma üles mingisugust sihtrühma ehk mingid kliendid, kes vajavad või hakkaksid ostma mingit toodet-teenust, eks ole. See tähendab, et meil on nagu esimene küsimus on alati, peab olema nõudlus. Nõudlus sai olla meil kahesugune. Nõudlus sai olla nii-öelda loomulik ehk vajaduspõhine. Tähendab seda, et kui inimestel on kõht tühi, nad peavad süüa ostma, järelikult vajadus on söögi ostmise järele. Meil on vaja lahendada või rahuldada mingisugune täiesti igapäevane vajadus. Või et kui keegi ise juuksed lõigata ei oska, tahab, eks ole, et ta soeng oleks korras, siis järelikult tekib vajadus ehk nõudlus juuste lõikamise järele. Neid nii-öelda igapäevaseid vajadusi, mida me oma elus püsimiseks ja oma elu mugavamaks muutmisel soovime nagu raha eest tellida, neid on hästi palju, kümnete kaupa. Kuid samal ajal, kui me hakkame nüüd nagu oma elu võiksime hakata kuidagi niimoodi analüüsima, siis me avastame, et tegelikult meil neid praktilisi vajadusi, mida me oma elus tegelikult ka nagu põhiliselt vajame, ilma milleta me hakkama ei saa, ei olegi justkui väga palju. Jah, elu muutub, ajad muutuvad, et näiteks võib-olla vajadus sotsiaalmeedias suhtlemise järele kunagi oli selline luksustoode või teenus või mittevajalik või mugavusteenus. Täna sellises kriitilises olukorras võib-olla on seda vajalik, et üleüldse oma lähedastega kuidagi viisi kontaktis olla. Või et arvutid ja mobiiltelefonid võisid kunagi olla luksusemed, täna on nad praktiliselt vajalikud vidinad, ilma milleta me ei saa hakkama ja ei kujutage oma elu ette. Aga ikkagi see baasvajaduste hulk, mida inimene vajab, ei ole väga suur. Kuid kui me vaatame, kui palju on maailmas tooteid teenuseid, mida me ostame ja mida müüakse, siis järelikult me peame aru saama, et kõik tooted-teenused ei ole vajalikud, aga ikkagi inimesed need ostavad. Siis me jõuame sellise asja juurde, nagu seda on nagu tekitatud nõudlus. Ehk siis keegi tootja või ettevõtja mõtleb välja mingi toote-teenuse, mida tema arvates justkui inimesed võiks tahta. Inimene seda ei tea, et ta tahab, aga talle tehakse selgeks, et kui sa seda toodet või teenust tarbid,
siis sa saad justkui midagi. Sa saad kas praktiliselt midagi, sa saad emotsionaalselt midagi, see aitab sul mingi probleemi lahendada või ma ei tea, muudab su elu kuidagi paremaks, ilusamaks, mugavamaks, turvalisemaks. Nii et tegelikult hakkab kõigepealt igasugune äri üleüldse, millega me tegeleme, vahet ei ole. Pihta sellest, et meil on vaja leida üles nõudlus, et sellist asja võiks üldse tarbijat soovida osta ja sellega koos käib siis ka selline asi nagu tarbija ise. Et me peame leidma üles mingi tarbija või tarbijad, kes võiksid seda toodet ennust tahta. Tänapäeval enamus ettevõtteid, mis luuakse, eranditega. Startup ettevõtted püüavad tihtipeale rahuldada ka siiski päris suurte kliendirühmade vajadusi, näiteks nagu igasugused sotsiaalmeediad või minu pärast muusikate või filmide voogedastus, kus me saame tegelikult taha haakida sadu miljoneid, kui mitte miljardid inimesi, siis väga suur hulk ettevõtteid täna luuakse sellise printsiibi alusel, et võetakse ette üha kitsam ja kitsam sihtgrupp ja püütakse leida üles selle kitsama ja kitsama sihtgrupi spetsiifilist vajadust. Ehk ma toon sellise näite, et kuidas täna idee sünnib, et kui näiteks üks inimene soovib või ütleme, on ettevõtja, kellel on mingisugune soov näiteks hakata pakkuma mingit spordivarustust. Näiteks ütleme jalgratast. Nüüd, kui inimene ta võtab nagu kliendi seisukohast, siis kliendi seisukohast on olukord sama lihtne. On inimene, kes tahab osta jalgratast. Nüüd kõik sõltub selle inimese ootustest, vajadustest ja ka üks spetsiifilisest nagu eripäradest. Et kui inimene tahab osta jalgratast, siis põhimõtteliselt võib ta minna suvalise supermarketisse, minu pärast Prismasse ja osta endale jalgratta, eks ole. See maksab seal, ma ei tea, võib-olla 300 €, võib-olla vähem, võib rohkem. Ta saab ratta kätte. Nüüd aga, kui inimesel on pisut tõsisem huvi, ta ei taha sellist võib-olla odavat ja laiatarbekaupa, siis ta läheb juba spetsiifiliselt näiteks spordipoodi. Seal on juba parem valik rattaid. Nüüd, kui ta on veel teadlikum ja veel nõudlikum, siis ta läheb spetsiaalselt jalgrattad müümasse spordipoodi. Ja kõige lõpuks võib tal olla näiteks spetsiifiline huvi, et tahab tegeleda ainult triatloniga, tal on vaja triatloni rattaid ja ta otsib üles näiteks võib-olla mingisuguse ettevõtja, kes on spetsialiseerunud ainult triatloni rataste peale. Et see viimane näide, see näitab, kuidas tänapäeval tegelikult ettevõtted muutuvad üha kitsamaks, sest laiemas plaanis on kõik asjad juba olemas. Ja nüüd selleks, et luua uusi tooteid, teenuseid, siis minnakse üha väiksemate sihtrühmade peale, eeldades, et on olemas mingid grupp inimesi või ettevõtteid, kelle vajadused erinevad massist nii palju, et neil oleks huvi ja tahtmine nõudlikumal viisil oma vajadust siis rahuldada. Et see on nagu tänane niisugune pilt, aga mõnes mõttes tegelikult kehtib seal ikkagi sama loogika, et on olemas nõudlus või see nõudlus tekitatakse. Ja väga sageli ju tegelikult ongi niimoodi, et ega meie tarbijatena ju ei oska tahta asju, mida pole olemas, aga maailma luuakse kogu aeg uusi asju. See tähendab, et nüüd see äriidee kui selline sünnibki tihtipeale niimoodi, et sellel ettevõtjal endal on mingi arvamus, et ühte või teist asja võiks teha teisiti, võiks teha kuidagi spetsiifilisel moel ja ta usub ja loodab, et on olemas piisavalt hulk tarbijaid, kes mõtlevad umbes samal moel. Nii et igal juhul see idee või kuidas me iganes seda nimetame, see ettevõte sünnib ikkagi vajadusest ja see vajadus on siis kas loomulik vajadus või tuletatud ehk siis nii-öelda kunstlik vajadus. Oma olemuselt on ta ikkagi nagu nõudlus, aga see nõudlus siis kujuneb erineval moel, eks ole. Nüüd, kuidas sünnivad üldse tänapäevased ärid, siis valdav enamik ärisid, kui mitte peaaegu kõik, sünnivad sellisel moel, et selle ärilooja näeb ette, tal on olemas mingi isiklik kogemus või tal on olemas mingisugune ettekujutus või tal on olemas mingi kogemus mingisugusest eluvaldkonnast, kus temale tundub, et sellisel moel selle elunähtuse või selle vajaduse rahuldamine teda mingil moel ei see ei sobi talle. Et kui me võtame näiteks, toome niisuguse näite, et meil on taksofirmad nagu siin, eks ole, Uber ja Bolt, et kuidas võiks niisugune idee sündida, et see loogika on alati väga lihtne, et inimene, kes soovib tellida tihedalt taksot, ühel hetkel avastab, et sellisel moel, nagu täna taksoteenus toimib, teda enam ei rahulda. Teda ei rahulda see, kuidas, kui kohmakas, kui keerukas, kui kallis ja aeganõudev see protsess on. Ja ta hakkab mõtlema, et äkki saaks selle asja kuidagi teha teisiti. Äkki saaks mingi protsessi ümber teha niimoodi, et teenus on ikka taksoteenus,
aga me teeme selle kuidagi teisiti. Või näiteks, et seesama toidu koju toomine, et selle puhul saab olla ju selleks tõuge nagu praegu selline karantiiniaeg, et keegi mõtleb, et ma tahaks nagu süüa, ma ei viitsi see süüa teha, aga samal ajal on olemas hulk inimesi, kes oskavad süüa teha, et miks mitte nagu näiteks tekitada selline olukord, et mina ise tahaksin, et mulle keegi koju toidu tooks, et äkki tahavad teised ka sellist asja teha. Ja proovime luua sellise teenuse, kus hakkamegi toitu inimestele koju tooma. Et mina tahaks niimoodi, mulle meeldib, see on mugav, äkki tahavad teised ka niimoodi. Ehk siis enamus, veel rõhutan, ärideid ja ärisid sünnib ühe või inimese või mingi grupi inimese peas läbi nende isikliku kogemuse. Ja sealt nagu laieneb see teenus siis, eks ole, suuremale tarbijarühmale ja selle eeldus ongi see, et arvatakse, et kuna inimesed on oma käitumisel küll inimesed kõik erinevad, aga meie käitumine on hästi palju sarnane. Et me oleme harjunud oma igapäevaelus teatud vajadusi rahuldama suhteliselt sarnasel moel, mis tõttu on võimalik lähtuda eeldusest, et minu peas olev mõte, kui see on piisavalt okei ja igapäevane, siis tegelikult ma võin päris kindel olla, et samamoodi mõtleb päris suur hulk inimesi. Ja nüüd on ainult küsimus see, et tuvastada, kas inimesed on piisavalt ja siis need inimesed tuleb üles leida, eks ole. Et see on nagu selline võib-olla selline algusfaas. Nii et veel kord, see ettevõtlus sünnib täna ikkagi sellise nagu see idee, kui me veel kasutame seda sõna, see sünnib läbi selle, et meil on olemas endal isiklik ootus, et midagi oleks vaja teisiti teha ja me arvame, et teisi inimesi on ka, kes niimoodi arvavad. Ja sealt siis hakkab sündima see idee. Loomulikult võib ju detailidesse minnes öelda, et ärid sünnivad tihtipeale ka puhtalt sellise nagu nõudluse buumi baasilt. Et näiteks, et kui ütleme, et mingisugusele tootele on tekkinud üllatavalt suur nõudlus, nagu näiteks praegu ütleme, et toidu koju toomise järjekorrad on väga pikad. Räägime jälle toidu koju toomisest. Ja nüüd nõudlus on nii suur, et inimene, kellel on olemas ettevõtlik nagu niisugune soon ja kellel on olemas ka selleks tahtmised, oskused, raha ja aega, võtab kätte ja teeb veel ühe firma, kes siis hakkab seda nõudlust rahuldama. Me sellisel juhul võib-olla ei saa nii väga öelda, et tegemist oleks mingi geniaalse ideega, aga taaskord lähtutakse nõudlusest ja kasutatakse ära siis nii-öelda seda hetk hästi suurt nagu nõudluse kasvu. Selliste ettevõtete puhul, mis ratsutavad nii-öelda sellise buumilainel ja kui neil ei ole mingit muud ärikontseptsiooni ega äriideed, siis me võime öelda, et nende ettevõtete miinuseks ongi see, et nad tihtipeale elavad lühikest aega. Nad elavad ainult sel ajal, millal on nõudlus popp või buum või tipus ja kui see nõudlus langeb, siis tavaliselt suur hulk nendest ettevõtetest paneb kohe kinni. See ei ole muidugi mingisugune katastroof, sest et ettevõtted sünnivad ja surevad kogu aeg ja ettevõte ei pea kestma 100 aastat, et võib ollagi selline projektipõhine ettevõte. Kui keegi teist mäletab neid kupongi aegasid, täna on ka vist mingid kupongifirmad ikka veel turul on, aga kunagi oli neid kui palju ja neid sündis iga päev juurde, sest see oli popp, lihtsalt inimestele meeldis see teenus ja oli suhteliselt lihtne seda sellist asja teha ja neid ettevõtteid sündis hästi palju ja ühel hetkel nad kõik kadusid turult ära, sest neil ei olnud sellist pikaajalist strateegiat, nad ei olnud üles ehitatud pikaajalisel nõudlusel, aga nad lihtsalt kasutasid ära hetke nii-öelda emotsiooni. Nii et me võime öelda, et need ideed sünnivad kas siis sellise isikliku kogemuse, isikliku mure või asja baasilt või teiseks, et siis on võimalik väga palju ettevõtteid luua ka siis hetke nõudluse najal ja siis nüüd elu näitab, kui palju neist siis hiljem ellu jääb, kui palju mitte. Kas nad siis suudavad kohanduda hiljem madalama langeva nõudluse baasil siis nende uue ajastuga või nad panevad oma poe siis kinni, eks ole. Et kui ma toon siin parem näited, siis kõige labasemalt öeldes, eks ole, siis ettevõte sünnib niimoodi, et istub grupp inimesi, mõtleb, et tead, täna läks jube lahe, läheks kuskile välja sööma ja siis avastavad, aga kuskile välja sööma pole minna. Ja siis mõtlevad, et kuule, aga äkki teeks ise mingi toidukoha. Et äkki on sellise inimesi, kes praegu mõtlevad nii nagu meie piisavalt palju, et kui me teeme sellise toidukoha, et siis tulevad teised inimesed ka sinna sööma, eks ole. Ja teine näide sellisest võib-olla heast kohandumisest on see, et kas te teate sellist firmat nagu AT&T? Olete kuulnud sellist firmat?
Ma pean kirjutama seda lihtsalt niimoodi. USA telefoni. Just, USA telefoni operaator. Kas sa tead, mis need tähendavad need sõnad või? Ei tea, ei. Ta on tohutu sponsor, ma tean USA-s, kõigi ka. Selle firma täisnimi on American Telegraph and Telephone. Kunagi ta loodi sellise nimega. American Telegraph and Telephone. See tähendab, et see firma ulatub telegraafi aegadesse, mis oli 19. sajandi mingi keskpaikvist. Ja see firma sündiski põhimõtteliselt samamoodi, et tekkis nagu vajadus selle nii-öelda või tekkis tehniline võimalus edastada siis infot telegraafi teel, eks ole, mööda traate. Ja see firma sündis selle baasilt, et nõudlus oli olemas, nõudlus kasvas, tehti firma valmis. Aga mis siis juhtus? Ühel hetkel telegraaf kadus ära. Selle asemel tuli telefon. Siis see firma orienteerus kiiresti ümber, tema sai telefoniteenuse pakkuja. Siis ühel hetkel kadus ära ka tavaline traadiga telefon. Tekkis interneti või mobiillevi. Ja nüüd on see firma mobiilioperaator. Nii et ta on olnud tegelikult sideettevõtte viimased mingi 150 aastat juba, aga ta on suutnud kohanduda vastavalt muutuvatele oludele, mis näitab, et see on ettevõte, mis ei sündinud ja ratsutanud ainult mingi ühe hetke nõudluse najal, vaid ta suutis enda ideed edasi kanda tänase päevani, eks ole. Seega siis me võime öelda, et see nii-öelda ettevõtte sünd saabki alguse just nimelt mingisugusest sellisest, mitte niivõrd ideest, vaid saab alguse mingisugusest lahendusest, mingisugusest probleemist, millele hakatakse otsima teistsugused väljundid. Nüüd, kui me jõuame selle juurde, et mida see idee endast siiski kujutab, siis tegelikult ma nüüd käin välja üsna sellise võimsa sõna ja ütlen, et äriideed kui sellist ei olegi olemas. Sellepärast, et see, mida me nimetame äriideeks, on tegelikult pigem ärikontseptsioon või äri selline nagu mudel, mille sisuks on mingisuguse toote või teenuse pakkumine mingisuguse probleemi lahendamiseks. Nii et tegelikult hakkab asi kõik pihta ühest väga lihtsast asjast. Selleks, et me saaksime rääkida üldse sellisest asjast nagu äriideest, me alustame sellest, et esimene asi on probleem. Probleemiks me nimetame ärimaailmas mingisugust nähtust, mis peaks justkui inimeste ette kerkima sel hetkel, kui nad soovivad mingisugust lahendust oma ellu. Ja see probleem tegelikult minu sõnastuses tugineb inimese baasvajadustele. Ja seetõttu, kui me hakkame nüüd mõtlema, et mis asi see idee siis siin kõrval on, siis tegelikult ideed kui sellist nagu unikaalset ideed ei olegi korrektne üldse nimetada ideeks, vaid unikaalne ei ole mitte äriidee, vaid unikaalne on selle idee lahendus. Ehk siis idee tegelikult võrdub mingi probleemi lahendus. Ja ma panen siia siis ka nagu sellise märksõna, et uudne või teistsugune. Et nüüd kuidagi nagu iseloomusta seda, et kui vähe tähtis see idee tegelikult on ja kui tähtis on probleemi lahendus selle juures, siis mõelge seda pidi, et mida need ettevõtted, mille teenuseid tooted me kasutame, mida nad tegelikult teevad. Et iga äri ju tegelikult lahendab mingit probleemi, kusjuures see probleem ei pea olema negatiivselt mõistetav sõna. See võib olla ka positiivne. Näiteks, kui keegi tahab kõhu täis süüa, võib-olla see ei ole negatiivne asi, lihtsalt tahab midagi head süüa, eks ole. Või kui keegi tahab vaadata telekast mingit lahedat filmi või arvutist, siis see ei ole ju probleem, eks ole, nagu negatiivses mõttes, vaid et see on lihtsalt selline emotsionaalne hetk või niisugune, et ma tahan lihtsalt ennast nagu mõnusalt tunda aega veeta ja nüüd ma otsin, et kuidas ma saaks seda teha. Aga me võiksime kasutada ja me võime kasutada äri nagu idee genereerimisel sellist probleemi sõnastust või definitsiooni või terminit. Ta ei ole negatiivne, ta on võib-olla ka positiivne ja see probleem tuleneb tegelikult nagu, ma panen siin järgmise asi, probleem tuleneb nii-öelda elust enesest ja baseerub
inimkäitumisena. Õigemini tegelikult, ütleme siis täpsemalt öeldes, ta baseerub nagu inimeste tarbimisootustele. Ja nüüd jõuame sinna, et kui me hakkame nüüd mõtlema, et veel tagasi selle minu küsimuse juurde, et kas see või teine või kolmas äri, kas Facebook on geniaalne äritee või mitte, siis hakkame nüüd mõtlema, et mida tegelikult need ärid pakuvad. Et kui me räägime, et äritee ja kõik on vinge, siis hakkame nüüd süvenema. Mida pakub Facebook meile? Mis on Facebooki tooteks või teenuseks? Täna ta elab vist väga palju on ju reklaam tegelikult, aga vanasti ta ju esimese asjad oli kogukonna loomine, kõik need grupid, mis seal sai luua, mis osade seas on vist väga populaarsed siiamaani. Jah, aga milleks teie kasutate Facebooki rohkem? Õnneks ei kasutagi väga. Aga keegi kasutab? Olla ühenduses. Täpselt. Facebook on suhtlemiskanal. Eelkõige. Reklaam on tema nii-öelda kaasnev või teisene tegevus. Nii. Nüüd ma küsin vastu, et aga kas ei ole turundusplatvorm? Ei ole tegelikult. Turundusplatvorm on midagi muud. Facebooki põhikontseptsioon, milleks ta kõige rohkem kasutatakse, on suhtlemine. Sa kirjutad inimestele, annad midagi teada, räägid. See on sama, et mäletad, te olete kuulnud seda nalja, et mul ei ole Facebooki ja siis ma otsustasin, et ma hakkan siis hoopis tänaval käima ja räägin inimestele, mida ma täna sõin ja mis värvi on mul lilled aias ja millega mu kass tegeleb. Ja siis mul oli varsti juba 3 jälgijat, 2 politseinikku ja üks arst, eks ole. Et põhimõtteliselt tegelikult see, mida me seal teeme, me justkui suhtleme, näitame ennast, see on nagu mingi selline, ütleme, süke asi. Nüüd ma küsin, et kas vanasti inimesel suhelnud siis või? Suhelda ikka, on ju? Ehk siis me kasutasime selleks oma informatsiooni edastamiseks lihtsalt muid kanaleid. Ja, me tegime igast muid asju. Oligi, kunagi oli telegraaf, telefon ja siis kunagi ürgajal saadeti suitsuga, teate need indiaani filmides, et tõsteti seda mingit tekki tuli suitsu pealt ja siis anti suitsusignaale, eks ole, kuni hästi niimoodi kirjanduslikult illustreerida. Tegelikult Facebook pakub ühte asja, milleks on suhtlemine, inimeste nii-öelda selline nagu ka teadmise enese eksponeerimine, enda tegevusest kirjeldamine teistmoodi, eks ole. Või näiteks, et sama Bolt, et võtame taksoteenus või Uberi, et nad pakuvad põhimõtteliselt taksoteenust. Nüüd küsime, et kas enne taksot ei olnud või? Oli küll. Taksod, voorimehed on olnud juba 100 aastaid. Järelikult me võime öelda, et see, mida Boltid või Uberid teevad, nad pakuvad sama teenust ikka, aga teisel moel. Ehk niimoodi, kui me hakkame vaatama, siis me võime öelda tegelikult, et mingit sellist geniaalset ideed kui sellist tegelikult ei olegi olemas, vaid iga asi, mida me nimetame äriteeks, on oma olemuselt meie igapäevaste mingisuguste vajaduste teistsugune rahuldamine. See tähendabki veel kord, et idee võrdub mingi uude või teistsugune probleemi lahendus. Me püüame teha asju kuidagi kiiremini, odavamalt, mugavamalt, turvalisemalt, ma ei tea, lisades mingit emotsiooni, lisades mingit lisaväärtust, aga tegelikult tehakse ikka samu asju. Enamus, kui võtame näiteks, ma ei tea, elektriauto, siis elektriauto tegelikult on ikka auto, ta on transpordivahend. Ta on transpordivahend, millega me saame sõita ühest kohast teise, aga teistmoodi. Teistsuguse, ma ei tea, siis kuluga, teistsuguse võib-olla keskkonnajäljega, aga tegelikult on tegemist transpordivahendiga. Absoluutselt kõik asjad meie ümber on tegelikult meie ajaloos juba 100 kordi ära proovitud. Lihtsalt neid tehakse teistmoodi. Seetõttu ma tahangi teile öelda, et see, mida me räägime, mis asi on nagu äritee, see tegelikult ei ole mitte idee, vaid see on ühe mingi probleemi lahendamine mingisugusel kindlal viisil, mida siis võiks ka nimetada veel paremini. Ehk siis see idee tegelikult võiks võrduda ka selline asi nagu siis ärimudel või siis spetsiifiline lahendusviis, lihtsamas keeles öeldud.
et see on see, mida me tegelikult nagu, kui me räägime ärist, äriideest, me räägime tegelikult terviku, just nagu lahendusest, kuidas mingi ettevõtja on otsustanud ühte või teist probleemi meie nii-öelda nagu igapäevaelus lahendada. Ja nüüd ma ei mäleta, kas ma teile rääkisin, aga me võiksime öelda niimoodi, et kogu selle äriidee või lahenduse eelduseks on kliendi käitumine. Käitumine ehk siis täpsemalt öeldes ostukäitumine. Ja selleks, et mõista ostukäitumise spetsiifikat, toome välja 3 olulist põhjust, miks inimesed ostavad. Inimesed ostavad asju praktilistel kaalutlustel. Ma panen siis vajadused. Siis on psühholoogilised vajadused ja sotsiaalsed vajadused. Ehk siis need on 3 põhikategooriat, miks inimene mingeid asju ostab. Veel kord, praktilised vajadused, nad on need, et meil on vaja kõht täis saada, meil on vaja mingi peavari, meil on vaja kehakatted, ühesõnaga igapäevased praktilised asjad, millega me oma elu sisustame, ilma et me väga mõtleksime või et me teame, et need peavad niikuinii olema, eks ole ju. Need on tulenevad meie liigi kui inimese, kui liigi kaasündinud vajadustest, meie keskkonnast ja teatud mõttes ka meie siis nagu ajastust, et eks ole, praktiline vajadus on tänapäeval ka mobiiltelefon, sest see lihtsalt tuleneb meie hetkeajastus valitsevast olukorrast, kus me peame olema üksteise ühenduses ja olema harjunud olema üksteise ühenduses, eks ole. Nii. Nüüd praktilisi vajadusi inimese elus on tegelikult suhteliselt vähe. Rõhutan veel kord, et kui me võtame kõiki asju, mida me omame, kõiki teenused, mida me ostame, siis nende praktilised asjad moodustavad väikese hulga. Või siis ütleme teistpidi, et kui me võtame näiteks minge kas või piiluge enda garderoobi, vaadake, kui palju teil on riideid või jalanõusid või mida iganes, siis praktiliseks osutub tegelikult 1 paar kingi, 1 püksid, 1 särk, 1 jope, kõik. Ülejäänud on kõik juba mingi muu asi. Teil ei ole rohkem vaja, te saaksite väga hästi toime tulla ühe komplekti riietega. Praktiliselt, et saavutada see kõige esimene vajadus, et katta ennast kinni selleks, et see on lihtsalt kombekas ja külm on ka, eks ole. Ülejäänud kõik, teine paar kingi, 3. paar kingi, 2 ülikonda, see kõik on juba nagu mitte praktiline vajadus. Ja nüüd tekib küsimus, et kui meil on nii vähe praktilisi asju, aga me ikka ostame, miks me siis ostame asju? Ja siis me ütlemegi, et me ostame asju nii psühholoogiliste kui sotsiaalsete vajaduste tõttu. Psühholoogilised vajadused on need, kus me ütleme, et eks ole, meil on olemas selline asi nagu meie minapilt. Me tahame, et see minapilt, see, mida me peeglist näeme, oleks piisavalt hea. See tähendab, et me tahame nagu ennast kiita, endale pai teha. Ja siis me tahame endale osta ilusaid riideid, me tahame osta ilusaid asju, me tahame süüa midagi head, tahame välja näha teistsugusena, tahame tunda ennast hästi ja kõike, mis me teeme selleks, et meil endal oleks hea ja mõnus, on tegelikult psühholoogiline vajadus. Nüüd peale selle, et meil on minapilt, me oleme sotsiaalsed olendid, me tahame ka teistele näidata, et meil on kõik hästi, me elame hästi, et me oleme teatud elustandardi loonud või näiteks seda, et me oleme hästi keskkonnateadlikud või me oleme hästi rikkad või me oleme hästi sellised maalähedased. See tähendab, et meil tekib ka sotsiaalne vajadus, sotsiaalne käitumine, olles mingis grupis, mingis ühiskonnas, me tegelikult läbi oma elulaadi ka teatud mõttes näitame välja seda, kes me sisuliselt oleme. Ja siis jõuab meieni 3. vajadus ostmisest, milleks on siis sotsiaalsed vajadused. See on just nimelt see grupikuuluvus, see on ühiskonna teatud surve ja see on ka see, et me tõesti vajame ka teiste heakskiitu, me vajame teiste sellist tunnustust ja me teeme seda läbi oma käitumise, läbi tarbimise, eks ole. Nii, see tähendab, et selleks, et mõista, millist seda ärimudelit ehk spetsiifilist lahendusviisi pakkuda, me peame nüüd mõistma, kes on meie tarbija ja enamgi veel, et mida see tarbija ostab. Ja nüüd ma väidan seda, et peaaegu, ma ei julge öelda kõikide, aga ütleme nii, et suure hulga enamuste toodete ja teenuste puhul on võimalik rahuldada, kui mitte korraga, siis ükshaaval kõiki 3 vajadusi. Peaaegu kõikide toodete teenustega. Ja see tähendab seda, et ettevõtjal on võimalik ise otsustada, kuidas tema positsioneerib oma selle äri, selle lahenduse
millisele 1-3 kõige põhilisemale ostukäitumise ajendile või vajadusele. No võtame näiteks sellise näite, et võtame pudel vett, eks ole. Et võtame pudeli vett, siis põhimõtteliselt me võime minna ju poodi ja osta endale näiteks, mis on kõige odavam vesi? Ma ei tea, kas Saaremaa vesi näiteks on odav või? On Saaremaa vesi odav vist, eks ole? Siuke tünnis vesi näiteks, see ei ole ju mingi ilmselt väga kallis vesi. On nii või? See maksab alla euro vist. No võt, kui sa nüüd selle vee ostad, millist 3 probleemist sa nüüd oled lahendanud? Praktilise. Just, sa oled saanud juua, on ju niimoodi. Nii, nüüd aga, kui sa näiteks armastad mingit maitsevett, näiteks oletame, sa tahad, et sul oleks kuidagi ilusam, siis sa võid teha näiteks ju ka, nagu siin on see Vichy vesi näiteks, eks ole, on ju, siin on juba maitseveed või teed omale ise mingi sellise vee, tunned ennast palju mõnusamana, naudid, eks ole, lähed praegu ilus ilm, lähed rõdu peale, vaatad chillid, täitsa äge, eks ole. Nii. Aga kas vesi võib olla ka sotsiaalse staatuse näitaja? Evian äkki või? Evian ei ole, aga Vossi vesi on. Olete Vossi vett joonud? Kui ei ole, vaadake, tellige endale. See on maailma üks luksuslikumaid ja edevamaid veebrände. Et me leiame siit kuskil, no näete, siin on uhked need mingisugused näitlejad, neil on Vossi vesi laua peal näiteks, eks ole. Või näiteks siin tuntud näitlejad meil käivad Vossi vesi käe peale siin, et on terve hunnik, eks ole. See on trendi värk, et sa oled nii jõukas, et sa ostad Vossi vett. See vesi maksab, kui sina ütlesid, et see tünn maksab seal, ma ei tea, alla euro, siis selle Vossi vee hind on võib-olla 10 korda kallim. Eks ole? Nii et me võime näha, et ka vesi võib olla nii tavatoode kui ka luksustoode. Seda otsustab ettevõtja ise. Ainult, et vahe ongi selles, et milline on sihtgrupp, eks ole. Et Saaremaa veel on sihtgrupp masstarbija, kelle puhul vesi on lihtsalt tarbeese, aga selle Vossi vee puhul on võib-olla mingi kuulused, eks ole, kes siis tahavadki just näidata, et nad on väga trenditeadlikud, on ju. Või siis, ma ei tea, näiteks ütleme seal, ma võtan siis, minu lemmiknäide on need juuksuriteenused, et kui me võtame näiteks siis sellise asja, et tahate minna juuksurisse, siis on võimalik minna, ma ei tea, palju maksab meeste juuksur, siuke 10-12 eurot, ütleme siuke lihtsamal kujul. Lähete tšups, minu soengu puhul läheb aega veerand tundi, maksangi 10-12 eurot, soengut ei tehta, juuksid ei pesta, kõik tehakse kiiresti ära, klõps, mingit emotsiooni ega midagi ei saa, aga asi on tehtud, eks ole. Või näiteks, et kui ma tahan minna, ma lähen näiteks, ütleme, võtame, ma tean, siin näiteks on selline uhke salon, kus ma aeg-ajalt käin, nagu Truman Barber, ma ei tea, kas on mehed käinud, eks ole. Siin pakutakse teile konjakit ja kohvi ja õlut ja siis on võimalik mõningates sellist liiki salongides näiteks saada eraldi abemajamisteenus, siis on sul seal piljard ja ma ei tea, arvutimängud, loed ajakirju ja suheldaks sinuga ja pestakse juukseid ja näokreemi antakse ja kõiksugu pulli, eks ole, ja siis maksad selle eest, see näiteks 25 kuni 30 eurot. Nüüd sa oled saanud juba psühholoogilise naudingu ja kõige lõpuks sa võid minna mingisugusesse eliitsalongi, kus hind maksab veel 200 rohkem või kus on juuksuriks mingisugune hullult mingi tuntud tegelane. Sa teed selle hullult tuntud tegelasega pilti, paned Facebookis ülesse ja oled uhke, et näed, ma olen nii jõukas, et ma käin sellise inimesele juuksuris. Eesõnaga, tegelikult me hakkame vaatama, siis tõepoolest me võime leida enda ümbert mida iganes, mis iganes tooted, teenuseid, mis tegelikult kõik lõppkokkuvõttes taanduvad küll ühele samale asjale, aga nad on üles ehitatud täiesti erineval, 3 erineval moel. Ehk siis just nimelt seesama see praktiliste, psühholoogiliste, sotsiaalsete vajaduste pool. Nii et ütleme siis niimoodi, et see idee kui selline iseenesest ei tähendab mitte midagi. Küsimus ongi selles, et kui me saame aru, mis paneb tarbija tarbima, me saame aru, millist liiki tarbimist on võimalik esile kutsuda, et seda on võimalik kutsuda esile 3 moel, siis nüüd ettevõtja ülesanne ongi mõelda, et minu toodeteenus, kellele see on suunatud,
ja millisel moel mina seda toodet-teenust siis rahuldan. Ehk siis lõppkokkuvõttes jääb ikkagi küsimus ikka ja alati just nimelt selle sama mudeli või selle spetsiifilise lahendusviisi peale. Et millisel moel mina antud probleemi üritan lahendada. Vee näitel, et kas ma lihtsalt teen pudeli vett ja annan inimesele odavalt kätte või ma loon sellest lausa nagu brändi või kultustoote või luksustoote, et inimene saaks seda tarbida. Autoga sama lugu, et ma ei tea, kõige odavam uus auto maksab alla 10 000 euro lõdvatist ilmselt, eks ole, täitsa uus auto. Aga mul on võimalik osta alates paarisajast tuhandest kuni võib-olla seal paari miljoni euroni endale auto, millega sõidetakse suhteliselt vähe, aga mille eesmärk on midagi muud. Kui te näiteks ostate endale näiteks Koenigseggi mingisuguse viimase mudeli, eks ole, siit näiteks midagi taolist, eks ole, siis see asi maksab, ma ei tea, mitu miljonit see auto maksab, ma isegi kujuta ette, ma ei ole vaadanud. On selge, et ta sõidab ikka, ta ikkagi sõidab, täpselt nii nagu sõidab alla 10 000 eurone auto, aga tal on hoopis teine point, eks ole. Ta annab teile kahte asja korraga, ta annab teile sotsiaalse staatuse ja ta annab teile ka emotsionaalse tunde, et kurat, üks autoga on ikka äge sõita, palju ägedam kui näiteks ütleme selle Daciaga, eks ole. Aga oma olemuselt on ta ikkagi teatud mõttes nagu liiklus- või transpordivahend, mis viib teid ühest punktist teise, aga ta teeb seda täiesti erineval moel. Seega siis jah, me jõuame sinna välja, et meil on selleks, et üleüldse nagu tuvastada see asi, et kui me hakkame äri tegema, siis me peame aru saama, et milleks, kellele ja millist probleemi me hakkame lahendama. Ja seega mina olen isegi niimoodi toonud välja, et kõige sellisemal üldisemal moel tähendab igasuguse äriidee loomine teatud küsimustele vastamist. Ja ma olen toonud välja alati 3 hästi olulist küsimust. Esimene küsimus, mis kõlab, on selline. Miks peaks keegi ostma seda minu käest? Ehk siis see esimene küsimus. Teine on, kes on minu klient? Ja kolmandaks, milles ma eristun oma konkurentidest? Läbi selle 3 küsimuse tegelikult on võimalik sisuliselt üles ehitada absoluutselt iga äriidee. Et kui me ei suuda leida üles sellist asja, mida me nimetame väärtuspakkumiseks, ehk siis see on see point, et miks pärast üldse inimene minu juurde tuleb, siis ei ole meil mõtet hakata üldse mitte mingit ideed üles leidma. Samas, kui mul ei ole ka klienti, kellele ma täpselt selle tootenuse suunan, kui ma ei ole suutnud defineerida, kes on minu klient, miks pärast tema peaks tulema minu käest ostma, ka siis ei ole mõtet oma äriidee üles ehitada. Ja kolmandaks, ma võin olla ju selgitanud välja oma kliendi ja ma võin olla ka selgitada enda jaoks välja, et mida mina pakun, et mis see point on, mida klient minu käest saab. Siis kui ma ei suuda tänastest konkurentidest eristuda, siis ikkagi ei ole ma saavutanud veel seda eelist või seda olukorda, kus inimesed tuleksid minu toodet teenust ostma. Ma rõhutan veel, on alati olemas erandolukorrad, igasugused buumid, kriisid, kus võidakse osta ja müüa ka asju, mida tavaliselt ei osteta. Nagu praegu läheb väga hästi ilmselt sellisel ettevõtetel, kes toodavad mingisugust maske ja niisuguseid, eks ole, neid igast niisuguseid tooted, mis praegu on üsna in. Ma olen üsna veendunud, et kui kriis läbi saab, siis need maskitootjad, kui nad päris oma poodi kinni pane, siis nad peavad oma nõudluse või oma tootmise tõmbama kõvasti koomale, sest siis ei ole kellelegi vaja neid maski enam. Keegi osta endale igaks juhuks 10 maski koju, eks ole. Või et see sama buumi näide, kui buumi tingimustes inimesed ostavad koledal kombel kinnisvara ja siis tekib sinna kõrvale hästi palju mingisuguseid sisustuskauplusi ja muid trendikauplusi, sellepärast, et lihtsalt kinnisvara ostetakse palju, siis on selge, et kui see kinnisvara buum möödub, siis pooled nendest poodidest peavad kas oma poe kinni panema või ümber ennast kuidagi struktureerima, sest lihtsalt nii palju nõudlust enam ei ole. Aga kui meie eesmärk on luua ettevõte, mis püüab ellu jääda igasugustes tingimustes, siis me peaksime sellele 3 küsimusele eriti hoolikalt mõtlema. Nüüd praegu meil ongi hea moment rääkida ka selle teemal natukene, et mis siis on see
mis on siis see nii-öelda tänase päeva väljakutse, kas täna üldse nagu on mõtet, ma ei tea, mingit ettevõtet luua, mis te arvate? Arvan kõige parem üldse aega alustamiseks. No nii, aga praegu nüüd siuke kriitik ütleb sulle seda, et mida ma siin teen, keegi midagi ei osta, et raha ei ole, nõudlust ei ole, ja hakkab niimoodi virisema. Mis sa siis talle ütled selle peale? Lennart Meri on kunagi vist selle kohta hästi öelnud, et olukord on sitt, aga see on selle olukorra nagu väetis. Et ma arvan, et see ikkagi on nagu hea baas praegu, kust alustada. Aga kui ma küsiks sinu käest, oletame, et ma olen siuke võhike või noh, ütleme, et mitte võhike, aga ütleme, et mul ei ole nagu varasemat ettevõtluskogemust, aga ma olen praegu töötuks jäänud ja tahaks ka mõtleks, et äkki tõesti. Mida sina soovitaksid? Milline peaks olema see ettevõte või milline peaks olema see valdkond, kus üldse praegu nagu tegutseda? Ma arvan, et ei saa öelda, et mis see valdkond praegu on, et igaüks peab ikkagi oma listi juurde jääma, et selles suhtes, et puusseppal ei ole mõtet hambaarstiks hakata ja vastupidi. Et ma arvan, et see ikkagi tuleks lähtuda sellest oma nagu huvidest ja teadmistest ja sellest, kus endal nagu see nagu baas on. Et ma arvan, et sellest ei saa lähtuda, et mis praegu hetkel popp on. Ma lihtsalt arvan, et nagu olukord on natuke võrdsem kõigile, et millegagi alustada. Ja siis, et see ei ole ju jääv ja püsiv, et olukord paraneb ja hiljem ostetakse jälle kõike. Ja, no siin ongi nüüd mitu asja, et ühelt poolt sul on hästi õige lähenemine sellepärast, et kui sa ikkagi nagu ei tunne mingit valdkonda või sa tunned seal mugavalt, siis ei ole nagu pointi hakata tegema. No tõepoolest, mina hakkaks praegu, ütleme, ma ei tea, mida ma tegema hakkaks. Mingi torufirmat, ma ei tea mitte midagi torudest, eks ole. Mul ei ole sellega mõtet tegelema hakata. Või kui sa oled ikkagi eluaeg olnud nagu kokk, et nüüd sa hakkad järsku näiteks ehitama üles mingit IT-firmat, sa vaevalt oskad e-maili saata ja Facebookis käia. No, selgelt, et see on raskem. Kuigi siinkohal ütleb üks loogika, et ettevõtjad ei pea alati lähtuma sellest, milles nemad head on, vaid et kui ma teil eelmine kord joonisin neid püramiide, siis seal oli ka väga palju, ma püüdsin nagu rõhutada seda, et on olemas hulk ettevõtjad, kes võivad oma ettevõtte luua tegelikult endale täiesti võõras valdkonnas, kaasates enda ümber neid inimesi, kes siis on vastavalt kompetentsiga. Ja selle algataja või selle idee looja enda roll ongi olla see käivitaja pigem, eks ole. Aga tegelikult me tõepoolest võiksime öelda niimoodi, et kui me jätame kõrvale ühe asja, jätame kõrvale selle asja, et ei ole mõtet luua toode ja teenust, mida inimkond peaaegu enam üldse ei vaja. No näiteks ei ole mõtet praegu hakata ehitama, eks ole, üles traadiga telefoni mingisuguseid firmasid. Olete nõus, eks ole. Juhtmega telefone pole mõtet enam tootma hakata. Või no ma arvan, et ka näiteks ütleme mingisuguseid tehnikavidinaid, mida kasutatakse üliharva, võib-olla ei ole mõtet hakata väga tootma. Kuigi mingisugused friigid ostavad tänase päevani ka, eks ole, neid LP-plaadimängijaid ja võib-olla mõni ostab isegi kassettmakke, aga jällegi, et kas sa mahud sinna turule ära, eks ole. Kõike muid asju võib teha, aga tasuks mõelda, mina soovitan mõelda nagu kahte moodi. Esimene point oleks see, et on olemas suur hulk valdkondi, mis on inimestele nagu vajalikud sõltumata elust, sõltumata majandusolukorras, sõltumata millest iganes. No näiteks see, et me eks ole vajame süüa, meil on teatud kommunaalteenused, me vajame vett, energiat, elektrit, prügivedu, meil on, mis siin pakuti, rasketehnika näiteks, veoautofirma, transport, ütleme transport tervikuna, eks ole. Kaupu on vaja üha rohkem vedada ühest kohast teise. Mis seal salata? Me kõik sünnime siia maailma, sureme ka siit maailmast, eks ole. Kõik need teenused jäävad tegelikult kogu aeg on olnud ja jäävad tulevikus ka, vähemalt nii palju, kui me inimesena oleme samasugused, eks ole. Kui me hakkame kunagi äkki lapsed hakkavad sündima, ma ei tea, 3D printeris, võib-olla siis me peame sünnitamise funktsiooni ümber defineerima, aga ilmselt seda nii peab veel ei juhtu. Samamoodi ka meie maine lahkumine on see, et inimene kaob ja midagi peab selle kehaga ette võtma, eks ole. Ja kõik, mis jääb sinna vahele, kõik sellised igapäevateenused. Esimene valik on alati see,
et alati on nõudlus mingit teenust järele ja mida saab alati modifitseerida, lähtudes sellest, kuidas parajasti aeg on, see ole ju. Et kui me räägime näiteks toitlustusfirmast, siis ärme ütle, et me teeme kohviku või restorani. Ütleme nii, et me teeme toitlustusfirma ja siis me vastavalt kohandame, kui vaja, me avame selle laivis, teeme kohviku valmis ja kui vajame, siis põhimõtteliselt toome toitu sulle koju. Põhimõtteliselt nagu vahe on sellest, aga muud sellist, no ütleme, et me ei pea detailidesse minema. Ja esimene valik on alati see, et tegeleda millegagi, mida vajab suur hulk inimesi ja mida vajatakse iga päev. See on paljust ka selline vana kooli äri, eks ole. Ja teine valik on nii, nagu siis startup ettevõtted lähevad, et nad võtavad mingisuguse sellise niši valdkonna. Nad võtavad, nagu ma teile juba alguses ütlesin, sellise kitsa kliendisegmendi, aga nad lähevad hästi globaalseks. Et alati on olemas mingi sihtgrupp, kellede vajadusi pole sellisel moel rahuldatud või kes tahavad asju saada kuidagi teisiti. No näiteks, eks ole, et igasugune ökomajandus, keskkonnasäästlik majandus, selline ringmajandus, kõik need asjad, mis tegelikult on muutunud teatud mõttes nagu, popiks kõlab valesti, ütleme, et nagu see on uus reaalsus meie elus. Et see on täna, ta ei ole masstoode veel, sa pead täna veel ikkagi orienteeruma mingisugusele sihtgrupile, aga sa võid nagu ikkagi arvestada, et sinu sihtgrupiks on inimesed, kes täna on nõus panustama, rohkem raha kulutama ja kellel on raha kuluta näiteks just nimelt tervislikemate, aga kallimate toodete peale, et siis me oleme nagu natuke nagu nišiäris. Et võib-olla nagu kaks sellist suunda, eks ole. Et ühelt poolt kõike, mida me iga päev vajame eile, täna ja homme ja teine variant on, et me läheme hästi kitsaks või kitsamaks, eks ole. Ma just kirjutasin siin ühe artikli, peaks Äripäevasest ilmuma ka, kus ma siis arutasin ka selle sama ärimudeli üle ja tegelikult kui me mõtleme nagu ärimudelile, siis mina tahaksin just rõhutada seda, et ei maksa nagu alati liiga kitsalt mõelda selle peale, et ma teen konkreetselt selle kohviku või selle restorani, vaid pigem tasub mõelda selle lõpplahenduse peale. Et tänane olukord näitab hästi ära, et restoranid, toiduvalmistajad, kui nad on liigselt nagu, ütleme siis, orienteeritud ainult nagu meellahutuse pakkumise peale, siis võib see osa praegu olla ikkagi väga väikse nõudlusega. Kui me aga ütleme, et me oleme asutus, kes pakub inimestele muuhulgas ka mugavat ja maitsvat toitu, siis see võimaldab meil tegelikult seda kontseptsiooni kiiresti ümber muuta, nagu ma juba enne mõtlesin, et hakata näiteks toidu valmistajast lisaks ka toidu kohale toojaks, eks ole. Need valikud on hästi palju ja tegelikult ega kunagi ei saa öelda, et üks idee on teisest halvem. Tegelikult ma olen näinud ja me kõik on näinud teiega ümberringi, et ka pealt näha väga jabur äriidee võib olla tegelikult väga nagu edukas ja väga trendikas. Ja vastupidi ka, et mingisugune jumalast nagu normaalne tegevus ei pruugi absoluutselt nagu leida sellist populaarust rahva seas. Ehk siis me jõuame ikkagi tagasi sinna välja, et vahet ei ole, millega te tegelete, mis on see idee. Tähtis on, et te suudate selle teostuse osas olla nii nagu teistmoodi nutikad ja selle oma kliendile kõige nagu suuremat väärtust pakuvad ja siis seeläbi on võimalik, et teie äri kestab täna, homme ja ka tulevikus. Nii et see äriteede valik tõepoolest, et kuigi tahetakse vahel öelda, et praegu on selline aeg, et praegu tuleks vaadata just, ma ei tea, võt sellist ärist ja ärme sellega tegele. Loomulikult on mingid ärid, mis praegu on vähem popid või nad ei müü, aga mina olen just seda meelt, et kui ettevõtja tahab oma ettevõtet säilitada, siis tal on täna tegelikult valik selles, et ta võib oma äriga täiesti ümber profileerida. Et kui me mõtleme näiteks, arutleme korra selle üle, et praegu lennufirmadel läheb halvasti, eks ole, aga kas lennukitega saab midagi muud ka teha, mida senimaani võib-olla pole nii palju tehtud? Mis teha nende seisvate lennukitega? No praegu on ju need eri kauba lennud on ju, mida tehakse isegi
mingite nagu inimeste või turistide lennutamise lennukeid on kasutatud. Ja, kõige lihtsam ongi. Hakkame kaupu vedama, on ju? Veame kaupu siis, kui inimesi ei ole vedada, on ju? Nii, sellest toitlustust me rääkisime, et kui sul inimene restorani tuleb, siis mine ise inimesi juurde, eks ole. Täna on, ma ei tea, spordisaalid on kinni. Mida spordisaalid saavad teha? On neil üldse midagi võimalik teha praegu või? Online trenne teevad. Täpselt õige, online treeningud, eks ole. Et kui me niimoodi hakkame nagu mõtlema, siis me avastame, et tegelikult on võimalik just nimelt, eks ole, igasugused online kodukursused, toidukavad, eks ole, laenuta inimestele koju vahendid. Valikuid on palju. Täna tegelikult, ma ei taha nagu kuidagi ülbe olla, see kõlab nagu võib-olla valesti, aga ütleme nii, et see on nagu puhtalt inimese geniaalsuses ja tema leidlikkuses kinni ja tema võib-olla ka tahtmis kinni, kas ta suudab leida oma ärile teistsuguse väljundi ja kohe või ta jääb nii-öelda virisema ootele ja istub ja tiksub ja ootab, et äkki lähevad alad paremaks, eks ole. Ma ei ütle, et see lihtne on, ma ei ütle, et lennukid on lihtne panna kaupu vedama, aga seda kõike on võimalik teha. Kõike on võimalik teha, ehk siis jällegi põhimõtteliselt on see, et äri saab kesta, aga teistsugusel moel. Ta lihtsalt nagu kujundaks ümber. Ja ma tõin selle näitest AT&T-st, kes ka lähtudes aegadest muutusid ümber, eks ole. Ja nii on võimalik näha, meie ümber on palju sadu firmasid, mis on suutnud üle elada kõik ajad ja on suutnud tegelikult vajadusel ennast ümber kohandada ja võib-olla see, mida nad pakkusid kunagi kümneid, sadu aastat tagasi, ei pruugi üldse olla enam see, mida nad teevad täna. Eks ole ju? Nii et kui me mõtleme nagu nendele toodetele ja teenustele, mida meie ümber pakutakse ja mida luuakse, siis jah, ma ei ütle, et päris kõikidele asjadele on nagu nõudlus, aga kui sellel nõudlusel on oma väärtus, et kui vastata küsimusele, et miks peaks inimese ost minu käest ja inimene tõesti on nõus seda ostma, siis järelikult on selle tootel teenusel ka mingi väärtus olemas. Jah, praegune aeg ilmselt sorteerib välja need ettevõtted, millel ei ole tegelikult pikaajalist pointi. Et samal ajal, ütleme, et senikaua, kui inimesi ikkagi maailmas on ja raha ka maailmas on, siis tegelikult ostetakse ju kõike. Et kui keegi ütleb, et luksuskaupu praegu ei osteta või mingisuguseid selliseid meelelahutuskaupu, siis tegelikult on võimalik müüa ka käekelli ja ehteid ja kosmeetikat, kui sa suudad nagu leida selle hea põhjus üles, miks inimene, kes, ma ei tea, kodus istub või kes, ma ei tea, kellel võib-olla seda toodet-teenust enam vanal viisil vaja ei ole, kuidas panna tema ikkagi jätkuvalt ostma. Et seda kõike on võimalik teha. Ma saan aru, et paljud ettevõtjad ei hakka seda tegema sellepärast praegu, et nad ei tea, kaua see kriis kestab ja võib-olla see saab paari nädala pärast või 6 kuue pärast otsa ja siis on mugavam jätkata oma tegevust nii, nagu ma seda siiamaani teinud olen, mitte, et ma peaksin nüüd kuidagi viisi nagu järsku kogu oma ettevõtte üles ehitama teistsugusele kujule. Aga igal juhul kohandumine, muutumine on ääretult olnud. Täna ma just lugesin kellegi ühe oma tuttava artiklit, kes siis kirjutas sellest, et mingisugune hea ravivad kristallid võib hea turg olla, miks mitte. Et ühelt poolt on see kriis praegu selles mõttes hea, et ta toob tegelikult välja selliseid ärisid, mis võib-olla mingil hetkel ei olnud nii popid ja just nimelt nagu tekitab võimaluse hoopis mingisuguste teistsuguste ettevõtete sünniks. Aga see, mis ma tahtsin öelda, mis ma lugesin, oli see, et mingisugune uurijad olid teinud mitukümmend aastat tööd ja siis analüüsinud neid inimeste käitumist kriiside olukorras ja nad jõudsid siis järeldusele, et kogu inimkonna võib enam-vähem jagada nagu 3 gruppi. Et on olemas üks väike osa nendest inimestest, kes kriisi tingimustes tulevad välja kehvemini, kui nad enne olid. Ehk siis neid see kriis mõjutab nii palju, et nad tegelikult ei suudagi sellest ka tulevikus, kas üldse ei suuda või suudavad väga pikka aja mööduses sellest šokist välja tulla. Ehk siis nende jaoks selline muutus on liiga ränk. See nende hulk on vähemuses. Nii. Enamus inimesi, selline suur keskosa, nemad lihtsalt on ootel. Nad on nagu ennast külmutanud, nad elavad selle elu üle, selle kriisi üle ja siis kui kõik taastub, siis läheb kõik kelle vanalis edasi. Et nad on võib-olla midagi õppinud, aga nad ei ole midagi muutnud ega nad ei kavatsegi midagi muutuma elus. Ja see on üks 1/3 inimestest, võib-olla vähemgi, kes siis selle kriisi tingimustest tulevad välja tugevamana, targemana
edukamana ja kes oskavad õppida sellest. Ehk siis, kui te mõtlete, mis praegu juhtub näiteks majanduse ja üldse sellise nagu sissetulekutega, siis öeldaksegi, et need, kes on rikkad, nemad jäävad nüüd terakese vaesemaks, kes on vaesed, need jäävad veel vaesemaks. Mõned, võib-olla kui riik kaua poputab, siis osa vaeseid saavad ka vähe jõukamaks. Aga tegelikult, kui vaadata, siis võib olla tegemist mingi, ütleme, pärast kriisi aegselt mingite inimestega, kes oskasid seda kriisi nii hästi ära kasutada või nii nutikad olid, et võib-olla nende elu hüppab nagu pauti hoopis teisele tasandile. Ehk siis nad olid leidlikud, nad oskasid ära kasutada võimalusi, nad leidsid selle väljundi ja võib-olla nende jaoks on see kriis just nimelt nagu selline üks mingi hoolaud, millest nad saavad hoo sisse, sest et nad said nagu võimaluse enda väärtusele, enda oskustele, teadmistele kõige suuremani kasuteguri leida. Ja see puudutab mitte üksikisikuid, vaid ettevõtjad ka. Et just nimelt selle samal ettevõtjal on ka, kes praegu istub ja nutab, eks ole, kes praegu just nimelt külmutab kõik ära ja on neid, kes hõõruvad käsid, vot nüüd on hea moment, paneme selle tööle ja näe, vot kus asi töötab, eks ole. Ehk siis jah, kokkuvõttes sellest äriideest kui sellisest, et mis ma tahtsin teile öelda, ongi see, et igasugune idee tegelikult oma olemuselt ei olegi midagi muud, kui see on üks teostus, lahendus mingisugusele probleemile. See probleem on kõige asja alus. Ja see probleem ei ole mitte see negatiivse mõistega probleem, vaid see probleem on lihtsalt üks mingisugune vajadus, mingi toode, ütleme, see on nagu mingi eluline vajadus, mida inimesed tahavad oma elust saada. Kas on mingi praktiline või mis iganes emotsionaalne asi. Ja see äri tähendabki seda, et ettevõtja loob mingisuguse viisi, skeemi, mingisuguse sellise lähenemise, kuidas ta oma arvates teistmoodi või nutikamalt seda antud probleemi siis nagu lahendab ja seda siis ka tarbijatele pakub. Ja siis baseerus kõik see asi sellisel 3 põhiküsimusel või põhijaotusel, et mida see tarbija ostab, kas ta ostab meie käest siis seda praktilist vajadust, emotsionaalset või sotsiaalset. Nüüd, see on siis nagu see äriidee kui sellise kontseptsioon. Nüüd aga me saame siit edasi minna ja rääkida nüüd laiemalt selle äriidee elluviimisest. Nüüd kui me mõtleme, et okei, et me oleme nagu mingisuguse sellise nagu enam-vähem nagu lahenduseni jõudnud, siis nüüd on meil järgmine küsimus, et kuidas seda, just nimelt seda lahendust pakkuda niimoodi, et see lahendus oleks võimalikult kasumlik, edukas ja see annaks mulle võimaluse selle väärtuse, milles mina olen kõige parem, seda kõige parem edasi anda. Et nii-öelda nagu tarbija maksab selle eest, mille eest ta on nõus maksma. Ja tarbija näeb, et see tõepoolest see väärtus avaldub just selle koha peal. Ja nüüd ma toon siis järgmise teile skeemi jaotuse, kuidas nagu see äriidee elluviimine, eks nagu ütlesin, see teostus on kõige tähtsam. Et kuidas seda teostus üles ehitada. Võtame nüüd mingisuguse suvalise asja ja me võime öelda niimoodi, et mis tahes suvalise asja puhul, ka teenuse puhul, läbib see asi, see teenus, see toode põhimõtteliselt 3 tsüklit. See on väljamõtlemine, siia tuleb järgmiseks ärategemine või valmis tegemine. Ja kõige lõpuks tuleb siia müümine. Nii. Ja nüüd mõelge selle peale, et iga toode teenus läbib sellise 3 seotuse. Ja nüüd milles seisneb siis selle äriidee elluviimiseks, selle teostuseks, selle ettevõtjaga oluline nagu nutikus ja oluline nagu selline valik, et on see, millises nendest faasidest tema kõige suurema väärtuse loob. Ehk siis teistpidi, et mille eest on klient kõige rohkem nõus maksma. Ja muidugi küsimus, kas ta üldse on nõus maksma. On ettevõtteid, kellede puhul suurim väärtus võib tekkida siin väljamõtlemise faasis. On ettevõtteid vastupidi, kelle puhul see kõige suurem edu tekib selles valmistamise, ärategemise. Ma ei mõtle ärategemine nagu ärapanemine, vaid valmis tegemine, eks ole, selle faasis. Ja siis,
kindlasti on ettevõtted, kes on väga tugevad selles, et nemad keskenduvad selle müügi otsale, ehk siis see väärtus luuakse läbi müügiahela. Võtame näiteks need Apple'i mobiiltelefonid, eks ole, siis on selge, et kõige vähem kasumlik Apple'il on valmistamine. See tähendab, et nemad tegelevad kõige rohkem brändimise ja väljamõtlemisega. See on puhtalt nende käes. Valmistaks need telefone Hiinas ja müümisega nüüd tegelevad nii nemad ise, kui siis ka edasimüüjad, teised mobiilifirmad, elektroonikapoed ja kes iganes, eks ole. Nemad liiguvad seda pidi. Esimesel kohal on väljamõtlemine, teisel kohal müümine ja kõige vähem väärtuslikum valmistamine. Kui tegemist on näiteks mõne käsitöölisega, siis on selge, et tema puhul see valmistamine on kõige tähtsam. See on tema jaoks see koht, kus tema loob kõige suuremat väärtust. Ja ilmselgelt on tal keerukas tegeleda müümisega, väljamõtlemine on nii ja naa, et see võib olla mingi geniaalne asi, aga kui keegi koob kampsuneid või teeb puust lusikaid, siis need ei ole mingid ülimalt geniaalsed asjad, vaid et me ostame tihtipeale sellepärast, et nad on teistsugused, et selle valmistamisse on pandud mingi hõng, eks ole. Et miks inimestele meeldib osta, ma ei tea, käsitöö tooteid seal, et kuskilt keegi kirjutab, et käsitsi valmistud kingad maksavad 500 €, eks ole. Kingad on kingad ikka, aga point on ju selles, et nad on käsitsi tehtud, nad on unikaalsed just, nad on nagu eriti rariteetsed, eks ole. Ja müümise otsa on kõige parem näide, kes teevad müümise, on kõik need, kes on ehitanud üles ennast kui kaupluse. Jaekaupluste peamine väärtus seisneb müümises. Nemad tegelevad sellega. Mingisugust väljamõtlemistega valmistamist, see ei ole niivõrd oluline. Oluline see, et nad teeksid seda otsa väga hästi. On ettevõtjad, kes teevad mitut rida, mõni teeb kõiki 3, aga pigem peaks ütlema niimoodi, et ettevõtjad oma siis selle äriidee elluviimisel tavaliselt valivad siit kas ühe, äärmiselt 2 sammu. Ja see on nagu selles mõttes hästi oluline, et veel kord, et ärimudelite puhul peab väga selgelt mõtlema, et millisesse lõiku me ennast positsioneerime, sellepärast, et esiteks, me ei pruugi olla kõigis 3 asjas väga head ja teiseks, meil ei ole mõtet raha raisata ja tegeleda nende asjadega, kus keegi meist on niikuinii parem, edukam või ta on juba teinud ära suure töö. No mõelge näiteks selle peale, et seesama mingi käsitööline, kui tema näiteks teeb mingid kampsuneid ja teeb käsitöö ehteid, siis tegelikult müümine on, nagu ma ütlesin, tema jaoks suhteliselt piir. Ta peaks ehitama üles kas oma kaupluse, oma e-kaupluse, tegema veel midagi, siis ta peaks seda turundama ilgelt tegemist. Lihtsam on müügi ots anda kuskile mujale. Et las ta siis mõtleb need ehted välja ja teeb need ka valmis, aga müügu neid kuskil teistes e-kauplustes. Müügu Amazonis, müügu kuskil suurtes kauplustes. Ta teab, et see firma, kelle ta annaks selle müümise otsa ära, on tegelikult müümises temast tõenäoliselt kõvasti üle. Mina näiteks võin ennast öelda, et mina näiteks koolitajana istun siin keskel. Vaat siin. Minu peale selle, et ma teile loen loenguid, eks ole, ma teen ka päris palju koolitusi. Minu peamised koolitused, mida ma kõige rohkem teen, on alustava ettevõtja koolitused. No ja siis seal on omad spetsiifikad, et mõnes koolitus ma puudutan rohkem finantse, mõnes on tervikpilt, aga kõige olulisem on seisneb selles, et kõige olulisem on see, et kui mina mõtlen nüüd selle peale, et kui mina üksinda teeksin koolitusi, see tähendaks seda, et kõigepealt ma peaks välja mõtlema, mul on selline koolitus, sellise sihtrühmale, nii väga ja okei, nüüd ma hakkan seda siis valmistama. Siis ma mõtlen koolituskava valmis ja nüüd hakkan seda müüma. Nii, müün, otsin kliente, teen turundust, reklaami, otsin kõik kohad, kus ma koolitused teen. Lõpuks saan grupi kokku ja nüüd ma hakkan seda ära valmistama. Nii. Ja ehk siis koolitama. See tähendab, et kui ma niimoodi käitun, siis ma püüan kõik 3 ahelat enda käes hoida. Nüüd midagi hullu selles ei ole, ma niimoodi käitun ka aeg-ajalt. Aga kui ma mõtlen, et kus mina kõige suurem väärtus annan, siis selgelt annan ma väärtuse siin koha peal. Ja see ongi, et tulemusena on juhtunud, et mul on näiteks väga suur osa minu koolitust on sellised, kus koolitused toimuvad näiteks Töötukassaga koostöös. Töötukassa on välja käinud juba ise koolituskava ja tegeleb ka ise müümisega ja mina põhimõtteliselt ainult koolitan. Ongi kõik. Ma ei pea tegelema 2 erineva otsaga. Ja loomulikult ma kaotan mingi osa rahast, aga ma säästan rohkem aega ja ma panen väärtust sinna, milles ma olen kõige parem. Seega siis
igasugune selline just nimelt see probleemi lahendus või see probleemi just see nagu see mudeldamine tähendabki seda, et me peame mõtlema, kus me oleme kõige suurema väärtust loovad ja selle tulemuseks on üks väga oluline küsimus, mida ma olen alati ka öelnud, mida peab ettevõtja mõtlema, on see, et oluline pole tihti see, mida ma teen, vaid olulisem on, mida ma ei tee. Ehk siis milliseid asju, mida mina ei paku, kus ma ei hakka üldse ennast killustama, ega ma ei hakka üldse ennast niimoodi nagu, kuidas ma ütlen siis läbi suruma mingis valdkonnas või mingis tegevuses, mis ei ole mul käpas või millest ma näen, et keegi teine teeb seda palju paremini. Et pigem nii toodete teenuste kui ka selle sama kogu tegevusahela puhul on tihtipeale mõttekam mõeldagi, et milline on see kõige säästlikum, olulisem ja kiiresti tulu toovam faas minu ettevõtluses, kus ma saaksin siis kõige kiiremini jalad alla ja just nimelt mõeldagi, et võib-olla kunagi tulevikus, võib-olla siis ma tõesti hakkan ka, ma ei tea, ise müüma, aga võib-olla praegu ise mitte. Et seda sama näidet ma olen tavaliselt iseloomustanud niimoodi, et minu juures käivad sajad ja sajad väikeettevõtjad ja siis üsnagi tihti ma olen öelnud neile, et vaata, et sa praegu kavatsed teha seda, aga mõtle, kuule, kas sa peaksid tegema siin kõiki 3 faasi. Äkki näiteks ära sellega tegele, kas sellega tegeleb keegi teine, osta see teenus sisse, anna müügi otsa ära, hoia endaga selline või teine osa. Siis sa suudad oma selle väärtuse kõige paremini nagu välja tuua. Et kui me mõtlemegi, et kuidas see nüüd seos on selle ärimudeliga, siis ärimudeliga ongi see, et kui mina näiteks leian, et mina tahan pakkuda näiteks käsitöö, ma ei tea, mingid ehted või asju, siis tegelikult see, mida inimene ostab, on käsitöö. Ta ostab seda väärtust. See tähendab, et see on kõige tähtsam, see, kuidas ma teen selle, see, missugune see kunst selle juures. Ta ei maksa mulle selle mingisuguse, ta ei maksa selle eest, et see käsitööle koju tuuakse, eks ole. Ta ei maksa selle, et see ei ole oluline üldse. See, kuidas seda müüakse hiljem või kus seda müüakse, selleks on olemas kindlad müügikohad. Kui ma ka näiteks olen, toidu, ma ei tea, mingisugune valmistaja, mis iganes, siis ma tean, et inimese jaoks on võib-olla nagu oluline see toidu kvaliteet, aga võib-olla just see, et see tuleks kiiresti kohale, et tuleks soodsalt kohale. Järelikult võib-olla ka see müük ja see müügiahel ots on samavõrra oluline kui näiteks toodeteenus ise. Ma lõpetan selle mõtte, illustreerin teile ühe sellise näitega. Ehk siis on olemas selline asi nagu minimum viable product, selline mõiste. Ja see mõiste tähendab siis seda, et seda kasutatakse küll tihtipeale startup ettevõtetes, aga ma tahaksin selle tuua ka teieni. Ehk siis, kui ettevõtja näiteks hakkab oma ideed ellu viima, siis ta kõigepealt, eks ole, kui ta näiteks hakkab autot ehitama, siis ta tavaliselt mõtleb niimoodi, et ma teen ühe ratta, siis teen 2 ratast, siis teen kere ja see on lõpuks autoga valmis. Aga selle aja jooksul, kui see protsess käib, esiteks võib-olla see nii kaua aega võtta, et mul ei ole selleks lõpuks kedagi selle ära ostaks, see toode on juba varanenud, teiseks võib-olla vahepeal on juba pankrotti läinud, siis ma ei suuda mitte midagi müüa. Ehk siis selline käitumine ei pruugi olla kõige õigem. Vaid kõige õigem on see, et kui ma tahan ehitada valmis auto ja seda müüma hakata, siis ma kõigepealt alustan rulast. Ehk teen valmis rula, ehk siis ma keskendun vähesele. Ma loon väärtust ühes kindlas lõigus, ma olen hästi kitsalt oma mudel üles ehitanud. Ma püüan ennast läbi sellise toote kõigepealt turul õigustada, klientidele ennast tuttavaks teha, brändi tuttavaks teha, testida toodet teenust ja saada ka raha. Ja kui ma näen, et see rula müüb, siis ma liigun nagu järgmisse etappi. Et see on umbes sama jutt, mis ma rääkisin. Et meil ei ole mõtet kohe püüda turul kõiki asju korraga ära teha, vaid et mõelda, mis on see minu kõige tähtsam lõik või kus kohas olen mina kõige edukam selleks, et kohe oma ideed ellu viia, kohe seda testida, kohe saada tagasisidet ja kohe hakata raha teenima. Ja hiljem ma võin mõelda, et okei, kui ma täna otsustan, ma seda ei tee, siis võib-olla tulevikus ma seda ikkagi veel teen. Aga see muidugi see jutt tegelikult, seda saaks rääkida ka ärimudeldamist ja muude asjade juures. Nii, on teil tekkinud vahepeal küsimusi?
mina tahtsin küsida kodutöö kohta. No küsi. Kui me mõtleme selle äriidee välja, et kuidas me peame et mõnikord on nii, et me mõtlesime midagi välja ja siis hiljem tuleb, saame teada, et selline asi juba eksisteerib, aga mitte Eestis, et missugused need piirid on? No vot, nüüd ongi niimoodi, et kui sa nüüd päris elus niimoodi teeksid, siis kõigepealt sa peaks mõtlema, et esiteks tõenäoliselt sa leiad kohe ruttu üles mingid firmad, mis teevad umbes sama asja. Aga nad võivad seda teha näiteks Ameerikas, Aasias, Austraalias. Eestis keegi sihukest asja ei paku. Ei ole üldse probleem, kui sina ütled, et sihuke konkurent on olemas, aga nad meil Eestis praegu ei tegutse, ilmselt niipea ei tulegi tegutsema. Järelikult mina teen selle sama asja ainult Eesti turul. Siis ei ole ju probleeme, kui teil on konkurent olemas. Kui te teete seda asja Eestis või Euroopas ja teil on täpselt samasugune konkurent, kes pakub samal turul, siis te peate mõtlema. Siis mul tekib esimene küsimus. Heakene küll, sa teed sellist asja ja sul on sellised konkurendid. Aga milles sa eristud? Mida sina teed teisiti? See pead oskama sellisele küsimusele vastata. Selge, aitäh. Nii, ma nüüd teeksin vahepeal pausi umbes siin 10-15 minutit ja siis tuleme tagasi ja siis ma räägin teile ärimudeldamisest ka. Et teeme seda siis, me teemegi seda nüüd siis, vaatame, kuidas juttu, et kas räägin kõik ära või räägin jupi kaupa. Okei, igal juhul teeme nüüd pausi ja siis tuleme asjast tagasi ja siis räägime edasi. Sobib, jah? Nii, tagasi. Olete teiega tagasi. Räägime nüüd täna teises pooles äriidee sellisest mudeldamisest tehnilises võtmes, et kuidas seda siis tehakse niimoodi teadlikumal moel või et kuidas seda võiks teha metoodiliselt. Ma ei tea, ma ei usu ka hästi, et enamus ettevõtjad, kui nad oma äriteed hakkavad ellu viima, et nad teevad seda nii teadlikult ja nii süstemaatiliselt. Ma arvan, et enamus ettevõtjaid igapäevaselt teevad oma äri nii, et neil on mõte, siis hakkavad seda tegema ongi kõik. Et selleks, et nüüd aga leida mingi süsteem, sest iga mudeli ja meetodi mõte on selles, et see peaks kuidagi hõlbustama, lihtsustama, tegema asja kuidagi süstemaatilisemaks, ega ükski mudel ei ole mingi imerohi, aga mudeleid kõiksuguseid kasutatakse selleks, et nende abil ja nende alusel on võimalik siis kuidagi kergemini ja nagu ma ütlesin, süstemaatilisemalt kõikvõimalikke selliseid asju genereerida, analüüsida ja midagi ennast teha. Ja nüüd räägime siis kõigepealt ärimudelist. Kõigepealt, et mis asi üldse on ärimudel ja mis vahe on ta äriplaaniga, siis äriplaanist mul on teile seal ka materjalidulgas antud selline mitu ülevaadet, et äriplaan on siis niisugune asi, mis kirjutatakse ettevõtjate poolt eelkõige siis, kui nad tahavad kellegist kuskilt rahastust saada. Näiteks, et nad tahavad pangast raha saada, siis nad peavad kirjutama pangale äriplaani. Või kui teie näiteks kunagi peaksite tahtma kuskilt, ma ei tea, EAS-ist või Töötukassast raha saada, siis tavaliselt nõutakse seda äriplaani. Me tõenäoliselt äriplaani vaatame ka veel siin meie tulevaste kohtumiste jooksul. Nüüd enne aga, kui üldse hakata äriplaani kirjutama, siis soovitatakse ettevõtjatele ja seda tehakse eelkõige just nüüd kaasajal, kui need ettevõtted sünnivad vahel sellised projektipõhised nagu startup ettevõtted on mõnikord, soovitatakse kasutada ärimudeli genereerimise vormi. Ja ärimudel on oma olemuselt siis selline esialgne, moodne sõnata draft, esialgne selline nagu visand sellest, mida hakatakse tegema, kuidas hakatakse tegema ja kellel hakatakse tegema. Ja mina olen pannud teile siis sinna oma kursuse materjalide sisse, kus meil on siin see ettevõtlusosa, on siin koht nimega Osterwalderi ärimudel. Vaatame kõigepealt seda, mis asi see Osterwalderi ärimudel siis on.
ja see link viib teid ühele sellisele kodulehele, kus on siis pealkirjaks Create a New Business Model Canvas. Ehk siis on olemas selline mees, kelle nimi on Aleksander Osterwalder, kes on siis oma raamatus Business Model Ontology välja pakkunud ühe sellise asja, mida siis eesti keeli võiks tõlkida nagu ärimudeli lõuend. Ja see ärimudeli lõuend näeb välja selline 9 punktist koosnev selline maatriks või tabel, kus on siis ette antud siis sellised nagu tühjad sellised lõigud ja mille siis eesmärk on, et ettevõtjad enne, kui nad üldse hakkavad oma ideed nagu reaalselt ellu viima, analüüsiksid läbi ja mõtleksid läbi siis järgmised punktid. Kõigepealt, kes on nende klient või kliendisegmendid, millist väärtust nad pakuvad, edasi, kuidas nad oma klientidega suhtlevad, läbi milliste kanalite nad ennast müüvad ja turundavad, millised on nende võtmepartnerid, võtmetegevused ja võtmeressursid ning et millised on peamised kulud ja kust tuleb raha. Et selline nii-öelda siis 9 punktist koosnev, oli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 punktist koosnev selline mudel justkui nagu siis võiks aidata ettevõtjatel paremini sõnastada ja paremini visualiseerida ja läbi arutada siis oma ärimudeli ja oma idee selline alglähend. Ja seda siis tavaliselt soovitatakse teha just nimelt niimoodi tiimis, et siis läbi siis sellise ajurünnaku ja läbi sellise analüüsi pakutakse välja kõigepealt hulk erinevaid ideid, mille tulemusena siis see grupp analüüsib läbi ja leiab siis sealt kõige paremad viisi ja kõige paremad lähendused, mida me siis hakkame pakkuma. Ja etteruttavalt ma siis ütlen teile, et teie lõplik kodutöö, mida te siis teete, saabki olema sellise ärimudeli valmistamine. Nii. Aga ma räägin sellest teile järgmine kord edasi ja põhjalikumalt. Ma lihtsalt praegu veel korra soovitan, et selles Canviseri või Canva, tegelikult nimetan, selle asjanduse siin kodulehel on toodud siis ka selle mudeli lõuendi täpsem kirjeldus, ehk siis läbi sellise küsimuste, et millistele küsimustele peaks vastused leidma selleks, et siis planeeritav ettevõte või äri oleks siis võimalikult hästi fokusseeritud. Kusjuures tuleb siis silmas pidada, et kõigepealt klient ja kliendi ootused peavad olema väga selgelt paigas. Selle ärimudeli siis selline lõppväärtus või väljund peaks olema seesama konkreetne väärtuspakkumine. Kolmandaks, et me peaksime kindlasti võtma malli sellest rula metoodikast, et me alustame sellest, et me oma toote-teenuse loome esialgu võimalikult lihtsana ja võimalikult nagu sellise kohe müüdavamana. Ja me peame arvestama ka sellega, et esialgu ei ole mõtet väga suures ulatuses, väga hullusti sellesse või selle tootest-teenusesse panustada. Et nagu täna öeldakse, et kui luuakse mingi uus ettevõte, siis kõigepealt on vaja seda mudelit, ideed testida. Selleks, et üldse jõuda veendumusele, kas see asi müüb, kas ta müüb nendele klientidele, kas ta müüb selle raha eest. Ja selline esialgne just nimelt selline tegevuskava võimaldab kuskilt otsast alustada, aga võib-olla mingi aja pärast võib see kõik nagu nii-öelda pea peale pöörduda. Et see kava ei ole kindlasti selline lõplik tavaliselt, milline näeb välja teie äri kõige lõpuks. Vabalt võib olla, et teie äri on hoopis teistsugune. Aga mõte on just siis selles, et see on nagu esialgne kokkulepe, et hakkame niimoodi tegutsema ja siis aja jooksul seda mudelit testides, seda ideed reaalselt ellu rakendades, me siis lõpuks jõuame välja sinna, et me saame ka täpsemalt teada, et kas meie esialgne idee üldse paika pidas või mitte. Aga nüüd selle mudeli keskel istub üks selline koht nagu väärtuspakkumine. Ja esimene selline asi, mida me vaatamegi teiega, et me uurime, kuidas seda väärtuspakkumist üldse luua. Sellest tegelikult sõltub kõik. Ja selleks on olemas üks teine mudel, mida nimetatakse siis väärtuspakkumise mudeliks või väärtuspakkumise lõuendiks ehk siis Value Proposition Canvas. Ja ka see on teil siin olemas selles Moodle'i keskkonnas, see link selle, mis asi see väärtuspakkumise lõuend siis ennast kujutab. Siin on terve
pikk ja jutt, kuidas seda kõike täita, aga ma olen otsinud üles ka ühe pildi, mismoodi seesama väärtuspakkumise lõuend lõpuks siis välja näeb. Ta näeb välja selline kaheosaline mudel, mis siis vaatleb kõigepealt kliendi seisukohast olukorda ja siis vaatab ettevõtte seisukohast seda pakkumist siia vastu. Nii et see väärtuspakkumine, see value proposition, mis siin tegelikult siis lõpuks välja koorub, kajastubki siin selles Osterwalderi mudelis, siin keskel just nimelt sama väärtuspakkumisena. Nii et selleks, et seda luua, peaks justkui enne käima läbi ühe sellise teekonna, saamaks aru, mida me pakume, kellele pakume ja kuidas pakume. Nii, vaatame siis seda mudelit kõigepealt lähemalt, kuidas see asi töötab. Iseenesest loogika on siin selles mõttes nagu, see loogika baseerub selle samale siis põhimõttele, millest ma teile natukese juba eelnevalt rääkisin, et iga toode või teenus on teatud mõttes nagu mingisuguse probleemi lahenduskäik, lahendusviis või selline lahendusmudel. Esimene asi, mida siin vaadatakse selles mudelis, hakkab siis customer profiilist pihta, et kõigepealt justkui me nagu paneme paika selle, me teame enam-vähem, mis valdkonnas me tegutsema hakkame, ja me peame ka enam-vähem paika panema, kes on meie klient. Mees, naine, noor, vana, ma ei tea, rikas, vaene, elab maal, elab linnas või on see hoopis äriettevõte, vahet ei ole. Tähtis on, et me oleme paika saanud, kes on meie klient. Ja nüüd esimene asi, mida me vaatame, on see punkt, mida kutsutakse ka customer jobsiks. See võiks olla eesti keeles nagu, et kliendi teekond või kliendi ootused või kliendi soovid ja vajadused. Siis järgmiseks vaadatakse sellist punkti nagu pains, mida võiks eesti keeles öelda just nagu kliendi mured või probleemid. Ja siis on gains ehk kliendi poolt oodatavad veel nii-öelda nagu siis lisaväärtused, mida ta võiks tahta. Siin all on siis ka see jutt kirjas ja siin on siis ka see nii-öelda lühikirjeldus, kuidas seda mudelit täita. Aga proovime siis mingite näidete varal selle siis enam-vähem nüüd paika saada. Et kõigepealt hakkame siis mingi näitega, ütleme, et meil näiteks on soov luua mingi toidukoht näiteks, ütleme. Ja me elame kuskil asulas ja hakkame sellest pihta, et meil on näiteks kliendiks on pere inimesed, kes elavad selles asulas. Nad on mingis vanuserühmas, neil on mingid sotsiaalsed tunnused ja nüüd mõtleme, et mida see pere või see klient tahaks toidlustusvaldkonnas. Ilmselt ta tahab näiteks, et ta saaks tulla näiteks tööpäevade lõppudel või nädalavahetustel perega mõnusalt sööma. Ta tahab seal mitte ainult süüa, tahab ka aega veeta, võib-olla tahab ta mingit, ma ei tea, mingisugust kontserdi kuulata. Ehk siis tal on väga lihtne asi, ta tahab saada leida kohta, kus tal oleks võimalik ühildada mitu asja. Nii siis meeldiv ajaviide kui ka mõnus toit. Näiteks, see võiks olla tema kliendi ootus. Ja nüüd tuleb üks kõige kriitilised osad, ehk siis see pains ehk need valud või mured. Et miks see klient siis ei saa seda, mida ta tahab saada? Mis on see probleem? Ja tavaliselt see probleem võib olla, ütleme, kõige lihtsamal kui see, et sellist toidukohta pole üldse meie asulas olemas või meie piirkonnas. Või näiteks, et olemasolevad toidukohad pakuvad küll ühte ja teist, aga nad ei paku kõike korraga. Või need toidukohad on liiga vähe avatud või nad on liiga kallid või nad on liiga väikesed või nad on liiga, ma ei tea, ainult spetsiifiliselt mingile lõunasöögile orienteeritud. Ehk siis peab üles leidma selle valu, miks pärast klient seda asja nii praegu ei saa. Ja kui seda valu ei suudeta piisavalt ära tõestada või seda avastada, siis võib etteruttavalt öelda, et vastasel juhul kliendid iialgi seda toodet ennast ostma ei hakka ka. Ehk siis see on väga oluline mõista kliendi probleemi. Nüüd võiks öelda niimoodi, et see pains ehk kliendi probleemid on peamine argument, miks üldse kliendid võiksid ja peaksid esmalt seda toodet tahtma osta. Nüüd aga seda ma olen ka maininud, et tavaliselt on olemas alati klientidel kas mingi alternatiivne lahendus. Kas on olemas konkurendid
või on olemas selline asi nagu asendustooted ja teenused. Et kui ma mõtlen näiteks selle toidukoha puudumisele, siis okei, ma saan aru, et probleemid on olemas, aga mul on võimalik teha kodus süüa. Ma lähen poest, ostan asjad valmis ja vaaritan kodus ise. Või ma sõidan Tallinnasse või ma sõidan kuskile teise linna, eks ole, või lähen sõbra juurde. Ja nüüd selleks, et klient ikkagi nagu meelitada teie juurde, et ta ei läheks kas konkurendi juurde või ta ei kasutaks asendustoodet teenust olukorras, kus tal probleem on olemas, siis on olemas selline asi nagu gains. Ehk gains tähendab seda, et see on siis mingi lisaväärtus, mida klient hindab ja võrdleb siis, kui tal tegelikult nagu just kui valik oleks olemas. Nii et võtame sedasama toidukoha näite. Kellelgi on see mikrofon kõvasti, kostab tagant jälle meil. Et kui mul on mure olemas, et ma ei saa korralikult kuskil süüa, siis ma mõtlen, et mul tegelikult on võimalik praegu teha kodus süüa ja nüüd selleks, et ma tuleksin selle inimese firmasse, sellesse toidukohta või restorani sööma, peab olema veel midagi ekstra ja see ekstra on see gains. Ehk siis gains on see, mis paneb siis mind olukorras, kus ma näen, et okei, probleemi lahendus tekkis, aga siin on teisi valikuid ka ja kui see gains on piisavalt atraktiivne, siis see võib tähenda minu jaoks seda, et nüüd ma olen valmis tõepoolest seda toodet, teenust selle kliendiga, selle ettevõtte käest ostma, sellepärast, et esiteks ta tabas ära minu probleemi ja teiseks ta suudab pakkuda mulle mingit sellist lisaväärtust, mida keegi teine, kes ka justkui seda probleemi lahendab, täna veel ei paku. Tal on olemas mingi eelis. Et see tähendab siis kliendi seisukoha mõistmist. No meie näitas, et kui see toidukoha inimene tahab süüa perega välja minna, tal ei ole sellist kohta või ta siis või need olemused kohad ei ole väga head, siis miks klient võiks meile tulla, näiteks tõepoolest ta ootab teistsugust miljööd, ta tahab, et seal oleks, ma ei tea, lastega mängunurgad, ta tahab, et seal oleks õhtuti live esinemine ja võib-olla veel midagi. Ja kui ma saan sellest aru ja kui ma pakun kliendile seda, siis järelikult ma olen mõistnud tema probleemi, kui ta suutnud pakkuda mingi lisaväärtuse, mis võiks panna teda otsustama minu kasuks. Et see on siis nagu see kliendi vaade. Ja nüüd, kui ma selle kliendi vaate olen nagu enam-vähem selgeks teinud, siis peab mul siia vastu tekkima siis minupoolne pakkumine. Ja minupoolne pakkumine koosneb kolmest osast. Esiteks koosneb ta siis sellist asja, mida nimetatakse valuvaigistiks, pain reliever. Ehk siis ma pean suutma kõigepealt ära lahendada need kliendi põhimured. Kui ma need jätan unarusse või kui ma neid ei tea või ma neid ei mõista või ma nendega ei tegele piisavalt, siis kui klient ei tunneta, et see põhiprobleem on lahendamata, siis kõik muud asjad tegelikult kõne alla ei tule. Kui ma olen ära lahendanud põhiprobleemi ehk loonud toidukoha, mis on sellistele ootustele vastav, mida klient tahaks, siis nüüd järgmiseks peame looma ka need lisaväärtust pakkuvad võimalused, mida ta ootab justkui siin, selle gainside osas. Siia tuleb siis see lisaväärtus pool. Ja sellest kahest asjast kokku sünnibki lõpuks minu toode ja teenus. Ja alles siis, kui ma olen selle toote teenuse ka suutnud sõnastada, mõistnud kliendi probleeme, saan ma välja tuua selle väärtuspakkumise. Ja väärtuspakkumine tähendab tegelikult kliendi jaoks seda mingit kasu, mida ta saab. No mis kasu võib saada? No inimene näiteks kvaliteeti, aja kokkuhoidu, raha kokkuhoidu, kiiremat teenindust, mugavamat mingit lahendust. See on see, mille eest klient maksab. Veel kord, mõelge selle peale, et mis tahes äride puhul klient ei maksa kunagi asja eest. Mitte kunagi. Ta maksab mingisuguse väärtuse eest, mida see asja omamine või selle teenuse omamine talle annab. Et kui keegi ostab näiteks kalli brändi rõivad, siis ta ei osta mitte rõivast ise, vaid ta ostab tegelikult näiteks võib-olla sotsiaalset staatust. Või ostab ta kvaliteeti. Kui keegi ostab endale ülimalt kalli maali, mingid 10 miljoneid eurosid maksva mingisuguse kunstiteose, siis ta tegelikult ostab kas A prestiiži või B ta ostab endale kunsti või C ta ostab endale investeerimisvõimaluse. Ta ei osta niivõrd asja ise, ta ostab mingit väärtust, mingit lahendust. Ja järelikult me peame mõistma, et see, mida me kliendile pakume, see peab olema midagi, mis rahuldab tema 1-3 vajadusest või kõik korraga. Kas praktilist, emotsionaalset, sotsiaalset vajadust. Siis me oleme suutnud selle kliendi siseelu või selle
kliendi hingeelu mõista kõige paremini. Selgelt, et kui me räägime näiteks selliste mudeldamiste puhul äriklientidest, siis äriklientide puhul kõik saame aru, et võib-olla see emotsionaalne pool on teisjärgulisem, et eelkõige klient maksab ikkagi praktilise kasu ja väärtusest. Selge, kõik on okei. Järelikult me peame suutma seda klienti profileerida ja tema käitumist profileerida siis pigem tema praktiliste lahenduste poole pealt. Erakliendi puhul võibki tulla mängu just prestiiž ja bränd ja stiil ja kõike muud sinna juurde kuuluvad. Nii et selline mudeldamine aitab ettevõtetel kõige paremini seda äriidee fookust suunata ja keskenduda eelkõige selles suunas, kus ta saab kõige paremini selle lahenduse, selle vajaduse või selle ootuse kätte, mis seda kõige rohkem, mis talle korda läheb. Ma näitan teile siit ühte näidet ka. Võtame selle väärtuspakkumise ja näiteks mul on siin kohe võtta Tesla näide. Et kuidas näiteks Tesla on seda kunagi teinud? Ma ei tea, kas nad päriselt ka tegid, aga ütleme, et siin on selline näide olemas. Et Tesla on siis oma autode loomisel lähtunud samast mudelist või vähemalt ütleme, et seda on tehtud läbi selle mudeli ja nemad on siis selle kirjeldanud niimoodi. Kõigepealt esimeseks on nende kliendi profiil, et selleks on siis selline keskmisest kõrgema sissetulekuga meesterahvas. Ameerikas mõõdetakse seda rahas, siin on ta siis $100,000 aastas ja rohkem, eks ole. See on siis tema üldine profiil. See on küll väga üldine, aga seda ei pea esialgu ajama ülimalt nagu detailseks. Ja mida see ettevõtja või see inimene tahab? Mis on need tööd, mis peab tehtud olema, mis on see tema teekond või tema ootused? Ta tahab, eks ole, teistest eristuda, tahab käia tööl, personaalset liikuvust, tahab kuvada sellist imidžit, et ta on edukas ja tahab siis, eks ole, sõita pikki varemaid. Ja me eeldame, et see inimene tahab osta just nimelt elektriauto. Mis on tema põhimõtteliselt peamised probleemid, miks ta ei saa osta elektriautot? Me kõik teame, et enne Teslat ja enne tänaseid kaasaegseid elektriautosid olid põhiprobleemid see, et nad nägid välja hästi väikesed, nad olid väga ebaturvalised, nende laadimine on hästi pikk, patareid sulid ära ja laadimissükkel oli pikk ja sõits vähe maad. Põhiprobleemid on sellised. Need on probleemid. Need on need, mille pärast selline edukas inimene ei osta elektriautot, sest kõik olemused elektriautod on just nimelt kehvemad, ükski nendest ei rahulda tema põhimõttelisi probleeme. Nüüd aga mida ta veel tahaks saada, mis on tema jaoks eriti oluline, on kõik see, mis veel siia agentsitesse kuulub, et siis on äratuntav bränd ja suur auto ja selline tehnoloogia saavutus ja disain ja selline sportlikkus ja sõbrad hindaksid. Ühesõnaga kõik sellised nagu emotsionaalsed ja sotsiaalsed väärtused ja mõned üksikud praktilised ka, aga praktiline pool istub kõik siin. Nii. See on siis see kliendi vaade, mida see klient tahab, miks ta praegu seda ei saa ja mis võiks ta veel nagu niimoodi motiveerida. Ja nüüd seda pannakse kokku siis selle teise poolega ehk siis selle ettevõtte poolega. Mida see ettevõte suudab talle pakkuda? Et selle pensidele ta suudab vastu panna just sellised piisavalt suure auto, eks ole, korraliku laadimise ja laadimisvõrgustiku ja kestvuse. Sellele Gain Creatorile ta loob vastu sellise vinge disaini, hea kiirenduse, eks ole, sellise sportlikkuse, tehnoloogia ime ja kõik mis iganes. Ja selle reaalseks väljundiks oli siis lõpuks, eks ole, erinevad automudelid, mis siis sisaldasid neid kõiki vajalikke näitajaid nagu pikka garantiid ja head patarei kestvust või aku kestvust ja nii edasi. Selliseid näiteid on siin näiteks Toyotal on põhimõtteliselt samasugune, kus on siis toodud ära, et see tegelane on natukese väiksema sissetulekuga, eks ole ju, enam-vähem tahab ta saada samu asju ja põhimõtteliselt sama teema, eks ole ju, aga siis vastu loodi siis pigem selline nagu hübriidautode klass, mis siis põhimõtteliselt rahuldaks umbes sama olukorda, eks ole ju. No ja siit leiab neid internetist veel teisi ka. Et mõttena siis, miks seda mudelit tehakse veel kord, on siis see, et see annab meile
paremini ettekujutuse sellest, et kuidas nagu disainitakse toodet või teenust vastavalt kliendi seisukohast. Ja nüüd me jõuamegi siit läbi selle 2 mudeli sinna vaatesse, kus ma teile alguses pikalt rääkisin, et põhimõtteliselt igasugune selline äriidee kui selline on tegelikult just nimelt sellise väärtuspakkumise loomise mudel või selline nagu kliendi teekonna mõistmise mudel. See veel ei kirjelda niivõrd otseselt seda tehnoloogilist lahendust, seda ärilahendust, eks ole, vaid see on siis selline üldine arusaam, et kui me üldse hakkame midagi looma, me peame mõtlema, mida klient kõige rohkem, kus tema mure kõige suurem on. Ma olen seda mudelit teinud ka päris ise läbi nagu kliendina ja mäletan, et kui me seda mudelit analüüsime oma ettevõtte keskelt, siis meil oli niimoodi, et oli võimalik siis esineda oma toote-teenusega just nimelt sellise mudeldamise faasis erinevate koostööpartnerite ja potentsiaalsete klientide ees, kes siis pidid meile andma ausalt tagasisidet. Ja ma mäletan, et esimene kord oli see, me siis rääkisime mudeli ära, rääkisime ära kõik, et klient tahaks seda ja see on mure ja see ja enamus just jama, ei huvita, pole üldse mure, pole probleem. Ehk siis me ei suutnud esialgu tabada ära seda, mida tegelikult klient meie käest tahab. Ja see nüüd ongi, see on selle mudeli loomise üks selline oluline võtmeküsimus, et väga tihti peaks enne, kui ettevõtja üldse hakkab isegi seda mudelit siin looma, seda Osterwaldi mudelit, peaks ta enne väärtuspakkumise loomist suutma niivõrd põhjalikult ja nii hästi mõista kliendi käitumist, et ta saab kohe aru, mis on see probleem, mida hakatakse ellu viima. Nüüd, omamoodi väljakutse on see, kui see probleem ei ole selline igapäevane või ütleme niimoodi, et seda toodet-teenust veel ei ole, et siis tegelikult me justkui nagu leiutame kõik selle välja. Aga isegi siis, kui me leiutame seda, siis me peamegi leiutama ja välja mõtlema, et mida see klient võiks tahta, mida ta võiks arvata probleemiks olevat, sest meil ei ole võimalik minna alati küsima kliendi käest, et kuule, vaata, nüüd on selline lugu, et me siin hakkame looma üks toodet, sa ei tea, mis toode see on ja sa ei saa päris aru ka, aga räägi meile, mida sa siis mõtled ja kuidas see käib. Et tihtipeale siis selline tagasidestamine või kliendi käest küsimine ei pruugi anda eriti palju tulemuslikkust, sest klient ei saa aru, millest jutt käib. Nii et veel kord, kui meil on olemas toode-teenus, mis justkui läheb nagu sellesse tavanõudlusesse, siis me saame seda mudelit väga hästi kasutada. Kui aga meil tegemist on sellise tuletatud nõudlusega, ehk siis sellise tootega, mida klient täna veel näinud ei ole, siis kogu see mudeldamine toetub hästi palju sellisel nagu isiklikule arvamusele või ka teatud mõttes nagu hüpoteesile, et me arvame, et see klient võiks tahta sellist asja ja me arvame, et need asjad on täna tema jaoks probleemid. Aga kui ma rääkisin, kuidas ettevõtted sünnivad, et nad sünnivad tavaliselt, eks ole, mingi inimese või inimeste grupi peades läbi nende isikliku käitumise, no siis me võime öelda, et okei, et võib-olla tõesti äkki ongi meil selline variant, et kui mina arvan niimoodi ja mul sõber arvab niimoodi, et see niimoodi võiks olla, äkki niimoodi arvavad veel 100 ja 1000 inimesed. Järelikult, kui me siia kirjutame, et meie arvame niimoodi, käitume nii ja miks me ei saa seda teha on see, siis äkki käitub veel terve hulk inimesi samamoodi. Veel kord rõhutan, selline mudeldamine päris elus tõenäoliselt juhtub, ma ei tea, võib-olla 10% ettevõttest, võib-olla veel vähem kasutavad midagi sellist. Enamus hakkavad kuskilt pihta ja vaatavad, kuhu välja jõuad. Aga kuna meie eesmärk on siin õppida seda ettevõtluse erinevaid tahke ja mõista ka nende ärimudelite olemust, siis meie teeme selle ka päriselt läbi, et teie teete selle päriselt läbi, selleks, et nagu mõista ja tajuda selle teie poolt algatatud idee kõige realistlikumat elluviimist. Seda tehakse täpselt nii, nagu siin selle testa puhul on näidatud, et samamoodi ütleme, et meeskond siis istub koos või tänapäeval siis videoteel ja hakatakse siis pakkuma siia erinevaid variante, nii erinevaid kliendi käitumisviise, erinevaid probleeme kui ka case'e ja siis lõpuks jääb sõelale võib-olla igasse kasti, ma ei tea, 3-4 mingit kõige tähtsamat argumenti, millele kogu teie äriidee tugineb. Ja sellele argumentatsioonile hakataksegi hiljem kogu seda lahendust juba välja pakkuma. Nii et tegelikult see, mis me siis tahan teile öelda, et professionaalses mõttes tähendab selle äriidee sünd seda, et me kõigepealt püüame mõista kliendi käitumist, loomulikult seda kõike võtmes selle toote-teenusega, mida me oleme kavandanud ellu viia,
aga seda kõike selleks, et võimalikult selgemini sõnastada meie oodatava kliendisegmendi teatud käitumismudel. Ja alles siis me saame välja pakkuda mingeid lahendusi, mingeid ärimudeleid, mingisugustki sellist tegevuskäiku, olles siis eelnevateks analüüsinud kliendi positsioonid seda asja. Vot, et kui ma nüüd vaatan, kus ta mul siin oli nüüd siin meie korrusel, eks ole, siis vaat siin meil oli 2 asja, et meil oli siis kõigepealt see äriideed üleslaadimine, see oli ärimudelit üleslaadimine, et nüüd põhimõtteliselt ma ootaks siis teie need ideed esialgu sellises kirjeldus ära, nagu te seda olete pannud. Ärge praegu kasutage veel niivõrd professionaalselt võib-olla neid mudelid. Ja siis nende samade ideede võtmes me siis hakkame neid teie mõtteid analüüsima just nimelt sellise profileerimise võtmes. Nii et tegelikult need sammud saavad olema sellised, et kõigepealt te loote siis selle mudeli siin ja seejärel juba vaatate siis tervikuna oma kogu äri selle sama väärtuspakkumise positsiooni keskelt. Vot nii. Mis ma nüüd selle pika jutuga tahtsin teile öelda, et teil on need materjalid siin olemas, et ma tahan nüüd seda, et see on see jah, et teie esialgne eesmärk oli siis 15. aprilliks kõikidel gruppidel üles laadida oma äriideed. Ja veel rõhutan, olgu nad sellised, nagu nemad on, nad ei pea olema praegu ei mudeldatud ega kuidagi teistpidi fokusseeritud, vaid seejärel me saame need kõik koos üle vaadata ja saab siit anda mingit tagasisidet, saab kommenteerida ja siis edasi juba vaadata. Ja see edasine samm ongi siis niimoodi, et kõigepealt me teeme siis veel ühe vahetähtaja, kus te mulle esitate oma ideede võtmes, kui me oleme ideed korra kõik üle käinud, esimese hooga selle väärtuspakkumise mudeli ja kõige lõpuks genereerite selle Osterwalderi mudeli. Nii et siis on teil endal ka nagu parem ja huvitavam teha seda mitmeetapilisena. Nii et veel kord, praegu esialgu ei juhtu veel midagi. 15. aprilliks ma ootan siis äriideid ja siis pärast seda vaatame teie äriideed kõik üle, mis on siia laekunud ja seejärel juba hakkame siis edasi liikuma nende ärimudelitega. Nii et siis veel kord, kõigepealt tuleb luua selline väärtuspakkumise mudel, mõeldes siis, eks ole, erinevatele olulistele kliendi aspektidele ja teiseks siis juba saab hiljem mõelda selle peale, et kuidas see kogu see äri võiks nagu välja näha, no näiteks, eks ole, siis ka partnerite, ressursside, rahade võtmes. Vot nii. Nüüd ma ootan teie küsimusi ja mõtteid ja kommentaare. Jah, vaikus majas. Olete ikka laial, ma vaatan siin, meil ikka mõni inimene peaks olema siin laivis praegu. Ma vaatan korra meie kalendrit, et meil on siis siuke lugu, et järgmise nädala loeng, mis meil on 14, selle ma pakun teha 16. Ja selle võiks teha 16. ka kella 3-st. Et kella 3-st. Ja siis vaatame üle teie äriideed ja võimalusel siis ma tahaks niimoodi, et grupid oleksid meil siis enam-vähem koos ja ma ideaalis tegelikult tahaks, et iga grupp saaks sõna ja tutvustaks oma äriideed ka teistele. Ja mina küsiksin siis sinna mõningaid küsimusi juurde. See tähendab, et selle järgmise loengu me teeme niimoodi, et vähemalt üks grupi esindaja on kindlasti minuga koos siin laivis
Mis asi teil hakkab? Teises aines seminar või? Okei. Aga mis kell või mismoodi siis teha, et teil hakkab seminar? Mul on endal siin 13, 14, 15 on koolitused, jah. Aga teeme reedel 17 või? Kas see sobib või? Mis te sellest arvate? No peaasi, et üks on, eks ole, see on. Ja, peaaegu üks klubi liige oleks olemas. Ja tutvustab siis minuti paari jooksul oma ideed, et siis me saame nii-öelda võimaluse, ma annan teile ka sõna rääkida, ma saan küsida küsimusi ja käime kõik need ideed läbi ja siis on vahepeal niimoodi ka. Teile sobib. Okei, reede 17. Nii, mis kell? Seda peaks nüüd tegema hommikupoole, mingi kella 10. Kas see tuleb kõne alla või? Paned kella 10 praegust, mul hakkab kell 2 vist mingi muu asi. Mis te sellest arvate? Kell 10. Nii, ehk siis teeme niimoodi, et järgmisel reedel teeme siis selle teisipäevase loengu, vaatame teie äriideed üle ja siis liigume nendest äriidest edasi nagu ärimudeldamise lõikes. Ja siis me teeme niimoodi, me teeme selle ärimudeli nagu mitmes etapis, et siis on teil nagu huvitavam. Niimoodi, et see kõige lõpuks genereerabki selline see Osterwalderi mudel ja siis ma saan teile seal mudeli juures siis rääkida erinevaid asju veel, et nii siis turundamisest kui muust asjast ka 2 sõnaga juurde. Ja nagu me ütlesime, siis kuskil siin vaatame kuu lõpus teeme ühe loengu veel, meil jäi puudu see monetaarpoliitika ka, et me teeme selle ka ära. Nii, ehk siis nüüd on niisugune lugu, et ma vaatasin täna hommikul või täna enne loengut, mis seis meil nende ideedega on, et neid on seal pole vähe veel, et laadige need siis sinna kõik üles veel ja siis vähemalt üks esinejatest, üks grupist oleks siis kindlasti laivis ja valmis rääkima. Mina võtan idee ette ja küsin, kes on olemas, et siis ja see inimene saab ka näidata paberi peal oma ideed või slaidina või kuidas ta see tehtud on, niimoodi, et me saame siis kõikidest ideedest ka üle vaata. Ma panen teile kohe ka üles Moodle'isse selle meeltuletuse, et kõigile sellest järgmist loengust. Vot. Nii, on teil küsimusi, kommentaare praegu? Ikka on vakka, keegi midagi räägi. Osa on kindlasti õues, ilm on ilus ja vaatavad, et saab ju väikest võtta, on ju. Aga selle asja koos ülevaatamise eesmärk on lihtsalt sellised, et saada kõigilt tagasisidet või mis? Jah, selle asja mõte ongi selles, et ma natukese teile anda ka sõna, et te oma sõnadega selgitaksite oma ideed laiemalt. Mina küsin seal juures küsimusi ja mõte on siis selles, et kui me nüüd selle lõpuks paneme nagu sinna paberi peale, et niimoodi nagu õigesse vormi, et siis ma püüan nagu, nii-öelda nagu oletame, et see idee teil päriselt ka nagu hakkaks ellu minema, et siis ma püüan teie seda ideed paremini siis nagu mõista ja paremini nagu tabada, et kas see üldse realistlik ja nii edasi. Ja siis, et seda suunata nagu õiges suunas, eks ole, see on see mõte. Kui ta jääb liialt nagu lihtsalt üles laadimiseks, siis esiteks mul on kirjalikult jube keeruline anda teile tagasisidet. Ja teiseks, et muidu te ise väga rääkida ei saagi. Nii et meil jälle üks 2-3 tundi läheb selle peale ära, võib-olla vaatame, kui palju need ideed lõpuks kokku tuleb, sest tegelikult on päris palju ja need ideid seal ikka tuleb, et vaatame. Ühesõnaga, praegu need, kes on idee üles laadinud, ei pea nagu midagi tegema, need, kellel ei ole veel, palun laadiga oma ideed üles ja lepige kokku, kes seda ideed siis esitab, kes siis minu küsimustele vastab. Eks ole?
Hea küll, ma panen selle video nüüd seisma, loen selle ülesse ja kirjutan teile ka uudisse ja ootan teie tööd vahepeal ja kohtume siis järgmine nädal uuesti. Hea küll.